kui sa vaatama hakkad, hästi kiire teadlane sulle. All on link, kus saad küsida meilt küsimusi juhtimise kohta, elu kohta, mis iganes probleemid või asjad sul ka ei oleks. Me vastame sulle nendele hea meelega läbi oma vaate. Kindlasti kirjuta meile küsimus ja sa saad selle vastuse. Ja rohkem mul midagi olegi. Aitäh sulle. Kokkuvõttes pane oma kaameraga siia letti ja ongi hästi kõik. Hea. Tänast saadet sponsoreerib vint.ee ma võin öelda. Mis siis räägib, mis asi vint.ee on? Vint.ee on Eesti mõttespordiportaal. See on üks hobiprojekt mul, mida ma olen 20 aastat ehitanud. Ja seal saab tegeleda mõttespordiga ehk mängida malet, kabet, sudokusid lahendada, rissõnu lahendada ja ma olen teinud sinna ka mingisuguseid kaardimänge. Kaardimänge, mida mujal väga mängida ei saa ja mis on Eestis päris populaarsed olnud ajalooliselt, nagu Sasku ja Tuhat ja Bismarck. Ja ise üksin tegid? Me alustasime 3 klassivennaga Nõost, aga nendel kadus huvi pärast 5 aastat umbes või nii, et nüüd viimased 10+ aastat olen ma täitsa üksi teinud selle asja. Ja nüüdseks võib öelda, et ma olen 99% kõik sellest asjast kirjutanud. Nüüd see protsent hakkab vähenema. Ma just võtsin, et nüüd kirjutab seda sulle mingisugune koodimeister AI. Claude Code kirjutab. Ja see nüüd muudab selle asja sul ilmselt efektiivsemaks või? Jaa, see on nagu mega epävistane. See on väga põnev. Ma võin sulle ma sisuliselt üle päeva võtan lahti oma foorumi, kus on 20 aastat postitusi ja otsid, mida kasutajad on tahtnud, et saaks lihtsalt jälle vibe code'ida ja üks näide üleile leidsin postituse, 12 aastat vana postitus, et sudokudel võiks olla abinumbrite sisestamine. Ja ma ei olnud seda viitsinud ära teha ja siis ma võtsin selle Claude Code'i lahti, ma arvan 10 minutit ja oli asi laivis. Jõhkar, see on näige. Ma just teile, on üks tuttav, kes oli ka, ma ei tea, ta 10 aastat kirjutas või oli ka koodijuht tiim, ta oli siin ka üle jõe vist, seal teiega majas, Pipetoriga majas, oli sul äkki mingi ettevõtte veel või? Ei, seal on neid ettevõtte seal on veel, ühesõnaga, mis mingi raamatupidamist tarkvara tegid? Xolo äkki on või? Mingi siuke või Jolo või? Vahet ei ole, ma ei tea, ühesõnaga. Seal töötas on ju, ja nüüd, kuna ta akkumuleeris kunagi krüptoga, siis tal on nagu, tegelikult on tal nagu made man, nagu, ja siis ta ühel hetkel ta ei viitsinud kontorist nagu tööd teha ja tuli ära. Ja nüüd on mingi aasta või 2 lihtsalt ehitab omale sinna, ta ehitab seda küll endale, aga ma nimetan, et ta ehitab meile siukest man cave'i urgast, mis on Rüütli tänaval sisuliselt, kus on, tal on meeldib golfi mängida, tal on see golfisimulaator ja pokkerilaud ja suur baar ja köök ja ostis mingi selle vafli kohviku ära ja nüüd teeb sinna nagu man cave'i. Ja siis ma käisin talle 2 päeva tagasi üles ja siis nagu tal ka seal arvuti püsti pandud ja ilmselgelt, kui ta on ka terve elu koodi kirjutanud, siis tal ka see cloud jookseb seal kõrval ja see on ikka nagu toores, nagu mida võimalik nagu praegu teha on, et samal ajal kui sa ise jagad seda biiti ka ja isegi võib-olla kui biiti ei jaga, siis saab, aga mul tundub, et need, kes nagu biiti ka jagavad, siis neil on nagu eriti epic võimalus nagu teha nagu siukseid hüpped, et halb hakkab nagu. See produktiivsuse kasv, ma ütlen, 5 korda, 8 korda. Reaalselt. Ma suudan suuri asju teha, väga suuri asju tundides, mida ma muidu tegin päevades kindlasti. Maailm on muutuses, kuhu see kõik jõuab, me ei tea ja see kiirus, kuidas seda muutub, see on ka nagu järjest kiirem midagi, täpselt. Nagu püstloodis. Just. See on nagu see, et see nagu video läheb viraliks. Et see nagu lambist tegid kogemata viral video, nüüd see läheb lihtsalt ja sa ei tea, ja mis siis saab nagu. No mis sa ise, aga mis see temaga rääkis oli ka see, et üks asi on see, et sa ei jõua võib-olla nii kiiresti nagu järgi mõelda või võimalusi nagu nii palju lihtsalt, mida nüüd teha justkui. Et nagu vabadus on nii suur, see on teisipidi keeruline jälle, et seal on nagu kõike saaks, nüüd saab kõike teha. Jaa. Aga kuradi valima peab ikka. Nüüd loebki loovus.
et minul hetkel on backlog suht tühi, jäänud on mingid päris suured uued mängud, noh, ma ei tea, Scrabble, eesti keeles seda ei ole, netis ei ole. Netis ei ole. Noh, seda ei tohi selle nime all ka teha, sest see on trademarkitud, on ju. Aga ühesõnaga, tegemist on ikkagi mu hobiga. Just. Mul töö ja laste kõrvalt, et ma väga ei stressa selle pärast, kui need ideed tulevad ja kasutajad ka. Palju sulle kasutajad olid see? Selle päris palju neid juba kogunenud aastate jooksul need ju? Jaa, noh, mul nädalas käib tuhandeid inimesi läbi ikka. Mul just lõppes ju mõttespordi olümpiaad, mis on, ma arvan, üks ägedamaid projekte selle Vindi raames. Et ma ju üritan panna Eesti koolilapsi nakatada selle male ja kabega. Kunagi 2 meest andsid mulle ägeda tiitli, ma olen Eesti Mõttespordiliidu president. Need 2 meest olid Andres Kuusk, kes on 7-kordne mõttespordi maailmeister ja Tiit Funk, kes on 2-kordne sudokude lahendamise. Aga kuidas me seda, me siis mõttesport, siis see on nagu, ongi nagu päris defineeritud asi, ma ei ole nagu väga kunagi mõelnud selle peale. Ütleme nii, et see ei ole päris lõpuni defineeritud, aga üldiselt mängud, kus puudub juhuslikkus, liigitatakse mõttespordi alla. Kill game. Jaa. Ja kuidas me juhuslikkust defineerime üldse? Juhuslikkus on kaardipakk või täringud või... Okei, et kaardimäng ei saa olla mõtteva? Seal on üks erand, on täna kindel, on bridge. Bridži turniiridel kõik mängivad sama jaotust läbi. Ja elimineeritakse juhuslikkus ära. Okei, et kas sa mängid optimaalsemat või mitte, et sa mängid täpselt samad case'i läbi? Just, täpselt samade kaartidega. Et sa saad nagu võtta mängu seest välja võrreldes ühte sama case'i oma vahel just, kui seal on nagu mitte juhuslik saab olla, arvuti või bot saaks öelda, et siin on kõige optimaalsem parem strateegia siin olukorras, see on kõige võitvam asi, aga kokkuvõttes juhuslikkus pohkeris ei valati sisuliselt sinna, kui sa paned leti ja siis tuleb tõenäosus on ju, et sa ei võida selle järgi, et sa tegid õige strateegiliselt õige otsuse matemaatiliselt. Aga siis on, ma saan aru, et bridge'is on siis see, et on võimalik võita niimoodi, et seal ei olegi null, see on nagu mingis mõttes siis null õnne või? See on viidub miinimumini, see on 4 mäng, sa oled paaris, sul on vastased ja see veidi hetk seal on, et avakäigust väga palju sõltub ja mis avakäigu vastased valivad. Nagu males põhimõtteliselt. Aga males on sama täpselt, et kui sul vastane eksib, siis ei ole juhuslikkus. Ei ole midagi. Okei, saan aru. Ja miks ma üldse üritan lastele seda ikkagi populariseerida, on see loogilise mõtlemise pool seal ja keskendumine ka, mis täna lastel on ikkagi probleem. Näed sa seda kuidagi laiemalt või sa lihtsalt võtad sa selle järgi, et kus sa neid järeldusi teed? Loen ja kõik see sotsiaalmeedia, TikTokid, see, kuidas sul kontekst vahetub sekundites näpu all. Et partii malet või kabet on hoopis midagi muud, et seal sa pead olema kannatlik, mõtlema, keskenduma. Nagu elus suurte otsuste või nagu, mida võiks teha, mida meie ka proovame on ja siin on siis see, et selle iga video lõpus on mul see, et ära, enne kui sa, nüüd tore, et sa ära vaatasid video on ju, ära kliki järgmist videot, palun. Või enne kui sa klikid järgmist videot, siis mõtle korraks nüüd. Kasuta oma tugevat osa just, mis on mõtlemisvõime, et ära mine nagu emotsiooni põhjal, et vajuta seda, mida sulle pakutakse, sest et sinna jääb kinni. Ehk siis ma olen teinud siia lõppu siukese segmendi, milles algus oli 10 minutit, nüüd on 3 minutit ja siis on veel intro või nagu outro ka. Ehk siis ma võtan mingis mõttes 4 minutit annan inimesele võimalust, et ta ei peaks vajutama järgmist videot ja üritan teda veenda. Et okei, tore, et sa ära vaatasid tund aega. Tõenäoliselt sa said oma vastuse kätte praegu, mida sa otsinud rütsi ja et need mine ära. Mine ela oma elu on ju ja tegelikult see on jumala loogiline asi, et seda arendada läbi selle mängu, sest tegelikult see ongi otsustamine ja seda ongi vaja teha kogu aeg on ju, mõtestatult. Aga kuidas see hobiks sai sul sellepärast, et
ma saan aru, minu versioon sellest on see, et sa töö juures saad aru, et okei, sa enam programmeerida ei saa, sest sa oled nüüd juhi rollis on ju. Et nüüd on vaja hakata seda hobi korras tegema. Lugu sai alguse ikkagi Nõo Reaalgümnaasiumist aastal 99, kui toona oli siuke veebisait nagu setu.net, kus sai mängida kabet ja siis ma hakkasin oma klassivendadega mängima seal Nõo arvutikeskuses. See sait pandi kinni ja siis ma mingi hetk mõtlesin, läksin TTÜ-sse õppima IT-d, et prooviks teha ise online kabe mängimissüsteemi ja siis tegin bakatöö sellel teemal ja magistritööks tegin juba kabe ja male siukse raamistiku ja siis paningi saidi püsti, et saaks ise mängida. See on ikkagi isiklik huvi on seal taga olnud kõikidel, enamus nendel mängudel, ka kaardimängudel. Aga üks põhjus, ma arvan, miks Vint üldse elus on pärast 20 aastat, on see, et seda ei ole tehtud raha teenimise eesmärgil. Sama setu.net minu arust läks laiali, sest omanikud ei suutnud raha teenisega või ära jagada seda või mis iganes. See Vint on selline puhas fun. Mis selle jaoks selle funniks teeb? Funniks teeb see võimalus ise arendada uusi feature'id ja saada seda tagasisidet kohe kasutajatelt. Aga siis nagu töö juures tegelikult mingis mõttes ju programmeerid ka ja sealt siis ei saa seda sellisel kujul või see ongi see, et see ei ole sinu projekt nii põhiliselt? Töö juures ma ei ole tõsiselt arendanud ikkagi ka juba 20 aastat. Et mu professionaalne karjäär, nii kui Vint tõusis lendu, nii ma töö juures hakkasin midagi muud tegema, sest ma ei jõudnud. Okay. Nagu töö juures progeda ja siis õhtul kodus on ju. Et selles suhtes see vahetu tagasiside ja see tunne, et sa teed midagi kasulikku ja see on nagu äge. Ja ma saan iga päev seda, ma iga hommik ärkan üles ja lähen huviga kohe vaatan, mis öösel toimunud on. Mul ju hiinlased käivad seal Kumokut mängimas ja turniiri tegemas, Mehhikost ja Brasiiliast on Otello mehed käinud öösiti turniiri tegemas, et põnev. Ja kas sa näed, et sellest asjast võiks saada kunagi ka mingi asi, mis kuna see toob sul nii palju fun'i ja head tundeid või see toob sulle selle pärast seda, et see on hobi? Või oled sa mõelnud sellele kunagi või? Ma arvan ikkagi, et see hobi staatus on võimaldanud selle, et see sait veel eksisteerib. Kui see oleks olnud full-time job, siis see oleks mind läbi põletanud. Maailmas on ikkagi korralikud konkurendid olemas. Chess.com, Chess24 näiteks Males, kus on tiimid taga, suured rahad, miljonid, et nendega võistelda on lootusetu. Et eks ma olen üritanud oma nissi siin leida. Eestis ei teemist keegi seda, on ju? Eestis teisi selliseid saite vist enam ei ole tõesti. Olid siin vahepeal need jipid, need ei olnud ka vist Eesti päritolu päris. Aga mul on teatud mänge, mida kuskil mujal maailmas mängida ei saa, aga mis kahjuks on ainult Eestis tuntud. Näiteks see sama Sasku on ju. Et ja mis ongi põnev, et ega kui sa küsid tegelikult isegi täiskasvanute käest, siis ega keegi ei tea Bismarcki või Saskut või Kanastat või siukest mänge tegelikult ei tea mitte keegi. Nagu väga vähesed teavad. See on huvitav, sest näiteks Saskut ikkagi teatakse. Ma ise lükkasin selle arendust ka 10 aastat edasi stiilis, sest ma arvasin, et see on ka paaris mäng, inimesed hakkavad seal üksteisega kaardi infot jagama. Ja siis, kui ma selle ära tegin lõpuks, siis ma sain ikka 2-3 kordistasin liiklust. Eestis on väga palju Sasku mängeid, seda on nagu 50 aastat mängitud. Siin on teatud kantsid, Saaremaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Põltsamaa, mina ka ikkagi 10-aastasena mängisin vanaemaga Saskut. No meil oli samamoodi maal, et kaardimängud tulidki sealt. Mis sa maal nagu tegid, mängisid, meil oli Kanasta oli üks põhimäng, seda oled mänginud. 2 pakki vannasse kokku ja siis hakkad kogumagi Kanastasid, mis koosnevad siis kas 8 on, 7 vist on Kanasta, Jokkerid 2 on nii-öelda, ja siis sul on 4-7 või 4-6 või 4 või 4 mis iganes. Ja siis sa vaad kolmikuid igasugu asju maha ja see on ka nagu 4 saab mängida ja paaris. Ja see on aga nagu üli palju nüansse, üli äge mäng, mitte keegi peaaegu ei tea.
Äkki peaks vinti tegema selle? Ma arvan küll, see on nagu epic, need kaardimängud on minu meelest kõik nagu ägedad, et minu ilmselgelt minu taustast on ju tulenevalt. Aga nüüd on risk ikkagi, et kas 20 aasta pärast nüüd kaardimängijaid jagub enam, sest noored väga ei mängi. Siin on erandeid, ma olen nüüd 1,5 aastat ainult bridži arendanud vinti. Ja mul lapsed hakkasid mängima ja lapsed mängivad nii kõvasti, et lähevad juba Euroopa meistrivõistlustele siin suvel. Et mingil tasemel see kaardimäng ikkagi jätkub siin ühiskonnas, aga see nagu meie mängisime, seda enam ei ole. Et see meelelahutusviis on nii palju rohkem, kõik need nutitelefonid asjad. Aga sa seda vinti oled nagu, kas oled seda kuidagi lihtsalt panedki, seal ei olegi mingit legaalset nagu keha all või? Või on ikka, mingi, oled midagi teinud, et ikka oleks olemas? Jaa, seal isegi liigub mingisugune raha. Et see on see freemium model, et just kaardimängudel, mõttesport on tasuta, kaardimängudel on mingisugused limiidid peal ja siis kui sa tahad lõputult kaarti mängida, siis pead subscribe ima. On mingid päriselt, ongi mingid reeglid? Jah. Aga nüüd just lastest rääkides, et lapsed siis mängivad sul seda, sul on 5 last? Mul on kodus kasvab 5 last, 4 olen bioloogiline isa. Nüüd ongi 4 tükki on mul juba siuke 12+, 12-16 ja 1 saab aastaseks järgmine nädal. Aga see 12-16 tähendab seda, et sul oli mingil hetkel 1-aastane, 2-aastane, 3-aastane ja 4-aastane? Ja umbes nii. Kuidas see loogiline on? Kuidas see üle elatav on? Sest mul tuleb mais, on ju, 3. tütar. Et siis mul on ka 2-aastane, 1,5-aastane ja 10-aastane, et ja siis on nagu 0-aastane ka veel varsti. Mulle meeldib mõelda, et meie ei kasvata lapsi, vaid lapsed kasvatavad meid. Et mina ise olen küll arenenud kogu selle teekonnaga. Selles ei ole üldse küsimust, on ju? Jah, täpselt. See on üle elatav. Kindlasti. Et lihtsalt tuleb, on väga raskeid hetki sellel teekonnal on ju, aga sul peab see lõppeesmärk silmes olema, et ikkagi ühel hetkel nad kasvavad suureks ja sa saad rohkem tagasi seda energiat võib-olla, kui sa ise paned mingi hetki. Aga sa mõtlesid kokkuvõttes, ega sul nagu energiat ongi teatud piiratud arv on ju, 24 tunni on ka veel päevas. Mismoodi sa seda kuidagi oma laste ja töö ja muudeste vahel jaatanud, kui sa teed, nagu oletame, töötab Pipedrive'is ka, seal ei ole ilmselt kõige, üldse ütleme, programmeerijad ja inimesed, kes teevad oma tööd, ütleme, kirega ja tahavad asju teha, siis neil võtab päris palju energiat töö tegemine ja siis on veel kodus ka vaja, et kuidas sa seda balansseerinud oled? Ma arvan, et erinevatel aastatel või perioodidel on see balanss olnud erinev. On olnud aastaid, kus ma vindiga tegelen minimaalselt näiteks. On olnud mul aastaid enne Pipedrive'i, kus ma Tulen juba? Jah, tööalaselt on olnud vaiksem, et see balanss tuleb leida, seda on võimalik leida. Ja see, kui üks on pekkis, siis see mõjutab teist ja vastupidi ilmselt on ju? Ikka, ja Tooralt. Neid isoleerida on natuke keeruline, aga see ongi see kunst. Tegelikult peab on ju, kui sul on tööl probleemid, siis ei tohi neid koju tuua. Ja koduomasid ei saa ka tööle tuua et samas nagu inimlik oleks, et ma kusagil saan nagu rääkidest, et võib-olla koduprobleemidest pole kuskil rääkida kellegiga ja samal ajal töö omadest on hästi palju rääkida inimestega. Et mis me üks päeva siin naisega rääkisime, meil on see perekond ajast, kus mina ja naisest räägime 1 korra kuus, et lastel oleks kunagi meenutada, et kui nad vaatavad, et mida meie mõtlesime, kui meie neid kasvatasime. Tegime siukse nagu kanali ja siis ma arutasin seda, et kuradi tere oleks meelest ära, mida ma tahtsin öelda üldse. Nii, millest me rääkisime praegu? Oli balanss, on ju? Jaa. Balanss oli ja töömurega ja lastemured ja arutasime naisega midagi põnevat seal. Ei tea, tuleb meil tagasi. Õnneks selle podcasti juures on see asi, et ma isegi ei lõik seda välja. See on normaalne osa vestlusest, kui kinni kiilub. Siis selles mõttes, et mis ongi huvitav on see, et kui
tavaliselt on ju see, et kõik saad selle kõige cut-itumad, kõige cleanima versiooni, mis ei ole päris vestlus ega päris elu. Ja siis kui siin läheb kõik. Siin läheb järjest. Kui see teine osapool ei taha midagi läheks, siis ma nagu võtan välja. Aga minu enda poole pealt on see, et no võt, ma just tegin ühe siukse asja ka, kus ma, see on seal editimises praegu, ma tegin 3 tundi, lugesin ette ja ma lugesin nii kohutavalt halvasti kõike. Ma vaatasin, ma kuulasin seda ise, see on nagu kohutav lihtsalt. Veerin, vaata mingit sõnu ja siis ütlen 2 korda üht sama juttu, siis nüüd ma olen 3 tunnist juba 2 tundi teinud, tund aega on ära lõigatud nagu juppide kaupa, siis ma nagu tegin kõvasti nüüd tööd, et seda paremaks nagu saada, et see pidev arendamine siin käib, et see, mida minu kanalitest näha on, siis see on lihtsalt see kõige halvem versioon õppimisest, et mismoodi päriselt saaks võib-olla paremaks sellest teemast, sest et ega mina ei ole seda ju ka teinud. Aga tulles tagasi siis ühesõnaga balansi juurde, et küll mulle see meelde tuleb, mida ma tahtsin öelda. Ühesõnaga balanss 5 last on ju, töötate ja arendad asju, selle vahel on keeruline leida balanssi, kuidagi ikka leiame seda lõppkokkuvõttes. Ja tähtis on ka leida veel endal aega ka, teha mingit sporti või liigutada, on ju. Kuidas sul see välja tuleb? Eile avasin rattahooja õhtul kella 5. Et küll tegin väga väikse tiiru, mingi 30 kiltsa, aga ikkagi põhimõtteliselt. 30 kiltsa ei tundu nagu nii väike, aga rattaga läheb lebolt, on ju? Jaa, no mul on muidugi siuke linnaratas pakiraamiga, et ma sellega siuke 50, 60, 70 kiltsa ära sõtkud on täitsa ettevõtmine. Aga see on üks lemmik alasid mul ja mul maja taga muidugi suusarajad, et seda oli kus sa elad siis? Tähtvere spordipargi ääres Supilinnas, et mul on reaalselt maja taga suusarada. See on see ring, mis seal on ema ääres, on ju? Jaa, seal on ju kõik need Dendropargi rajad. See on üli hea koht. Ühesõnaga, see annab ka tagasi ja see on see aeg ise endaga. Oled sa alati võtnud seda enda jaoks või? Viimased 10 aastat kindlasti, seal oli vahepeal mingi periood, tõenäoliselt ka 10 aastat, kus ma ei võtnud nii palju ja see võib-olla andis tunda lõpuks ka, et nüüd ma olen oluliselt paremas tasakaalus. Kuidas sul see logistiliselt välja mängib, et kus kohas sa seda oma aega võtadki õhtul või? Lihtsalt või milline su nagu päevaplaan välja näeb üldse, kus sa enda jaoks seda aega võtnud oled, siis kui antakse või siis kui sa võtad päriselt? Üldiselt õhtuti on ju, aga on võimalusi näiteks talvel seesama majatagune suusarada, kui mul on 1,5-tunnine auk keset päeva, lõuna asemel käin, hüppan suuskadele, teen tund aega suuska ja teen miitinguid edasi on ju, kodukontorist. Väga mõistlik. Kuidas sa seda leiad, et nagu mõni tööandja võib vaadata, et okei, et kuule, mis mõttes, kuidas sul saab olla 1,5 tundi auku? Ma arvan, et IT-s üldiselt, tootearenduses, see arusaam, et inimene 8 tundi suudab toota häid mõtteid. No on ebareaalne. Jaa, see ei ole reaalne. Aga see on nagu, see on sinu peal, et see tundub, et kõik mõistavad seda või mõned inimesed ei taha mõistada ju? On mul isiklikke kogemusi eelmiste tööandjate juurest, kus ikkagi küsiti neid tagumikutunde ja see oli päris kole ja seal ma kaua vastu ei pidanud. See on täiesti ajuvaba asi? Jaa. Või nagu miks? Usalduse küsimus, ma arvan, on puhtalt. Et tarkvara arendus on loominguline töö, sa ei saa seda kuhugi puuri toppida ja ära piiritleda, sa pead andma vabadust. Sulle tundub, et mingi töö, mis üldse on, ei ole üldse loominguline või? No kui sa liini peal tõstad pudeleid kasti, aga seal peab siis mõtlema lihtsalt selle loomingulisuse kuidagi teistmoodi vist välja, sest ma ei kujuta ette, et sa mis nagu võib-olla on olemas tüüp inimesi, võib-olla, tegelikult ma natuke kahtlen, et on, lihtsalt nagu peab meeldima, on olukord, et sa oledki nagu see, et sa oledki nagu liinil ja teed ühte sama liigutust lihtsalt, ühte sama juppi tõstad ühest kohast teise ja see ongi sinu väljund või see parim viis, kuidas oma aju, et ma kujutan, et see nagu ajule on see tegelikult üsna raske, võiks olla. Jaa, on. No ma arvan, et kõik need
ametid asendatakse lõpuks, on ju. Ja praegusel hetkel võib tunduda, et mis sellest arvad, et asendatakse ka loovad ametid? Jaa. Või õigemini muutuvad? Ma arvan, et AI muudab need rutiinsed tegevused, asendab ja nüüd ongi oluline, et see inimeses see loominguline pool esile tuleks, et kuidas seda AI-d suunata ja juhtida, et ta teeks õigeid asju. See hirm on ilmselt nüüd enam ilmselt mitte ainult autojuhtidel, vaid võib-olla ka mõnel programmeerijal. Jaa, kindlasti. Oled näinud seda, tunnetad seda hirmu või? Jaa, sest see koodi kvaliteet, mis on hakanud nüüd just viimastel kuudel sealt tulema, on oluliselt paranenud. Ta teeb küll vigu, aga mingeid asju ta teeb väga kiiresti. Kuidas sa vigasid tuvastatakse, sest kuna ma ei saa koodist mitte midagi aru, eriti. Mitte eriti on ka veel liialdus, ma ei saa midagi aru, ütleme niimoodi. Minul ongi see eelis isiklikult, et ma Vindi projekti, ma seda 100 000 rida koodi tean peas suhteliselt, sest ma olen ise selle kirjutanud 20 aastaga. Ja kui AI seda muutma läheb, siis ma silmaga näen ära, kus tal mingid tingimused on veits kahtlased või kuidas see on nagu loogiline? Et kuidas sa jääb meelde 100 000 rida? Et sa ju detail, mitu tähemärki see on? Ei, mul ei ole nii detailselt meeles, aga vähemalt ma saan aru, kas ta muudab neid asju õigetes kohtades, ma tean ju kogu seda äriloogikat nende mängude taga, et see annab mulle eelise nüüd töötades suures ettevõttes nagu Pipedrive, seal on arendajatel veidi teine teema, et sul on seal 1000 koodi repositorid, ükski arendaja ei tea neid. Ja siis kui AI nüüd seda muutma läheb, et sellest aru saada, kas ta nüüd muutis, see võtab korralikult aega, et seal seda ajalist võitu ei tule, aga miks me peame üldse hetkel kontrollima AI tööd, on see, et me ei usalda seda veel, aga see usaldus tuleb ja tegelikult tulevik on see, et sul üks AI muudab koodi, teine kontrollib koodimuutusid, kolmas testib, neljas deployib kuhugi teist keskkonda juba ja testib füüsiliselt toodet juba ise automaatselt, et see tulevik kõik tuleb. Mida see meile tegelikult siis kaasa toob, mis sa arvad? Ma rääkisin selle sõbraga ka, tema arvus on see, et mis on igasugused loogik, ma olen igasugused neid vaadanud, on et nagu äpid ja hinnad nendel tarkvaradel peaks minema üsna madalaks. Jaa. Kvaliteet peaks minema kõrgeks. see võiks olla nagu positiivne nähtus või? Seda ennustatakse et need SaaS, software as a service tüüpi teenused, neil on natuke raske hetkel seda identiteeti leida. Ma arvan, et lõpuks andmed on raha. Suured ettevõtted, samamoodi nagu Pipedrive, meil on need ajaloolised andmed, mille pealt me saame ise näiteks uusi mudeleid luua ja seda tarkust tekitada, mida LLM-idel täna ei pruugi olla, kuna neil ei ole ligipääsu kõikidel andmetel. Ma ei tea, milline see tulevik välja näeb, aga me saame seda ise varsti teada, sest see tulevik tuleb varsti nagu. Mis sa ise ennustad, on sul mingid endale mõtted, et mida sa nagu näed, sest et sa oled nagu nii lähedalt töötad selle kõigega ja näed erinevaid maailmasid ka, et üks on see, et sa saad ju praegu Vinti ehitades mingis mõttes käed küljes teha asju ja teine on sul sa näed hoopis teist veel suuremat pilti. Läheb aega enne kui ühiskond õpib usaldama AI-d ja AI-ga toodetud tööriistu näiteks. Eriti kui me räägime ettevõtetest, kes pakuvad teenust inimestele, nemad ei saa minna kohe ja hakata endale ise mingit tuulingut ehitama. Pipedrive on ju selles mõttes teenus ettevõtetele. Ma arvan, et hetkel me ei ole näinud mingit suurt shifti, et nüüd on hakatud canceldama ja ikkagi kasutatakse Pipedrive edasi ja ma arvan, see trend jätkub. Siin on räägitud sellest, et miks tulevikus kõik ettevõtted ei saaks vibe code'id omale niisugust CRM-i nagu Pipedrive on. Nad võivad proovida, aga tegelikult Pipedrive'i taga on ikkagi 15 aastat know-how'd, mis on need parimad praktikad, kuidas see peaks müüki tegema ja kuidas see CRM toimima peaks, et võib-olla AI-l kunagi tekib see know-how ka, kuidas täpselt asjad peavad olema, aga isegi siis, kui sa hakkad ise endale seda genereerima, see ka ei ole tasuta.
see ka maksab midagi, on ju. Jaa, absoluutselt. Ja siis kas sellel nagu lihtsalt pointi on? Et noh, kõik on selles ajas ja selles, okei, et kui ma suudan teha endale hea töötava lahenduse, kirjutan sinna, et anna mulle Kanban board, on ju, ja tee mulle kuradi command center ja ma ütlen, et mida sa praegu arendad ja mida sa ei arenda ja anna mulle just teada, et sa on minu projekti juht, siis nagu mõned asjad on ikkagi lihtsam, mul on lihtsam maksta kuradi 50 eurot või just sinna versus ise käkerdada mingi kuradi asja, mis on juba leiutatud. Et nagu see on see, et see ratas on juba nagu leiutatud, et mida ma nagu käkerdan, et võtaks selle aja ja teeks midagi väärtuslikumat või kasulikumat, mida ei ole tehtud. Kui sa tegutsed mingis väga spetsiifilises valdkonnas, võib-olla siis sul on vaja mingit väga custom lahendust. Sul on kindlasti AI-ga automatiseeritakse ja ühendatakse kõik need erinevad toolid ära, mis sul ettevõttes on. See juba toimub. Aga jah, need üksikud tükid, need jäävad. Aga minul loogranaatika on see, et noh, et kunagi alguses oli, ma ei mäletaks, siis kui ma olin Milremis või kus iganes ma olin, oli see arutelu, et peaks võtma või kui palju peaks kasutama seda CRM-i või peaks optimeerima protseduure ja kõiki muid asju on ju. Et reaalsuses, kui see müüa ei oska, näiteks, ütleme, et sa ei oska müüa lihtsalt, siis vahet ei ole, mis tööriist sul taustal on, see ei anna sulle eelist nagu, sest et sa optimeerid midagi, sul peab midagi optimeerida, kui sul sisse ei tule liida nagu nii-öelda. Et see mõttes, et see ei lahenda ära nagu neid fundamentaalseid probleeme, et see, et sa võtad need AI ja kui sinu kliendid on, sa vajad klientide saamise jaoks ikkagi mingisugust suhtlust ja enda vahelist mingi customer service'it ja inimeste vahelist kommunikatsiooni, siis üsna kaua läheb aega, et keegi lahendaks ära, et niisugust shortcut'i nagu pole, et sa teed nüüd ühe programmi, mis aitab sul saada ratsarikkaks, et see nii-öelda tingimused on mingis mõttes minu arvates läinud nagu veel raskemaks ja keerulisemaks, et edukas olla, sest et need, kes on juba kaua olnud edukad, neil on antud lihtsalt nüüd kiirem viis mõista, mida tegema peab. Sest et sul on nagu kiirem viis avastada, okei, see ei tööta, teeme teispoodi, see ei tööta, teeme teispoodi. Lõpuks jõuad sa läbi ju kliendiga tagasidest selleni, mis on see, mida klient vajab. Aga kui sa hakkad ikkagi nullist pihta jällegi, siis tegelikult sul on nii vähe andmeid ja arusaamist, ükskõik mis toodet vaja on, et aru saada, mida kliendil pärast vaja on. Ja just mulle tundub, et fundamentaalne, et kui sa ei olnud enne distsiplineeritud inimene, siis ega sul sellest midagi tolku pole, sest et ega see sind distsiplineeritumaks ei tee. Sest et see annab lihtsalt see, need, kes ennem tegid, need saavad veel kiiremini, ehk siis mingis mõttes see käpp nende inimeste osas, kes siis olid enne edukad ja kes enne ei olnud, ütleme, et see lihtsalt suureneb ja läheb veel kauem ja veel kiiremini sinna, et mis mulle tundub, et mis on nagu jällegi positiivne, on see, et meil neid koodikirjutajaid inimesi on hästi palju nüüd nagu toodetud. Ja nad on olnud ka selles mõttes selles kohas, kus neil võib-olla ei ole varem olnud võimalik ise oma mõtteid ellu viia nii lihtsa vaevaga. Ja nüüd on see, et kõik koodikirjutajad, kõik inimesed, kes on arendanud mingis ettevõttes igas asju, kellele midagi enam ei meeldi, siis neil on nüüd võimalik ise proovida ja see teoreetiliselt võiks tekitada olukorra, kus meil tekib palju rohkem ägedamaid ideid, mis saavad realiseeritud. Et tavainimese jaoks mulle tundub, et nagu vaevalt, et nemad sellest kasu saavad liiga palju. Eksperimenteerimise kiirus on 10-kordistunud. Sul tekib idee, sa lased selle Claude Code'il ehitada prototüübi, sa saad testida kohe seda kliendi peal. Kas on soovi või ei ole? Et vanasti sul läks tohutu ressurss selle peale, okei, sa tegid mingeid uuringuid ja aga lõpuks ikkagi klient tahab tunda seda, ta tahab katsuda seda su toodet, et seda saab nüüd väga kiiresti pakkuda, ja mulle tundub, seda emotsiooni. Mis võiks veel oleks aga asi on see, et võim mingis mõttes läheb rohkem programmeerija kätte. Nüüd üks variant on see, et öelda, et nüüd tegevjuhid on ju, et ma ei tea, kõik programmeerid kaovad ära, meil pole enam vaja, justkui. et me saame nüüd ise, ütlen talle, et outcome on siuke, tee mulle valmis, on ju, hurra. Võib-olla on nagu vähem inimesi, kes saavad öelda ja siis agendid tegutsevad, on ju. Aga nüüd samal ajal tegelikult, kui see on loovuse küsimus, siis tegelikult see loovus tuleb ju nendest programmeerijatest ja nende ajust ja nende inimeste peast.
et mingis mõttes, kui sa oled saatnud ennast olukorda, kus ma ei tea, sulle ei meeldi, sa ei taha või mis iganes sinu vabandus on, ja siis sul on nüüd võimalik palju kiiremini hakata side-projekte kõrval jooksutama, kodus sul programmeerib, sa teedki hobi korras, ehitad omale ettevõtteid või katsetad vähemalt neid asju, et sa ei pea andma seda nii-öelda IP-d nagu ettevõttele enam. Nagu see vint on nagu näide, mis sa tegid kõrval, on, et keegi võib samamoodi hakata tegema muid asju, lihtsalt see ei tähenda seda, et see lihtne ja õnnestub, sest et see on ikkagi äri ja seal on vaja rohkem kui lihtsalt koodi kirjutada, on ju. See, et tegevjuhid hakkavad ise toodet arendama vibe code'ides, see on okei, aga nad jõuavad kuhugi maani ainult sellega. Nad ei jõua skaleeruva tooteni. Et kui sa tahad 10 inimesele pakkuda, siis fine, aga kui sa tahad 1 miljonile inimesele pakkuda oma teenust, siis on vaja juba tarkvara insenere, kes koos AI-ga kogu selle asja püsti panevad. Sellest rääkides ma ju just nüüd paar nädalat tagasi sain Pipedrive'is ka endale veidi uuemat väljakutset ja me tõime põhimõtteliselt tehnilise platvormi kokku üheks osakonnaks ja mina vean seda osakonda nüüd ja meil on kogu see reliability ja performance ongi ühes üksuses nüüd. Ja seal ongi see magic nii-öelda, et kuidas sa pakud sadadele ja tuhandetele inimestele ja ettevõtetele oma tarkvara, mis töötab ja mis on kiire ja minusugune näiteks nagu koopa inimene, kes kasutab teie tarkvara eeldiselt kasutab ainult neid asju, mis ma varem kasutasin pole ühtegi, nagu ma tean, et tuleb igasugu update ja katsetage seda ja AI siin ja AI seal ja siis ma vaatan, et see kõik on cool, aga kuradi, mul on liide vaja või nagu ma saan aru, et seal on see ka, aga hästi raske, isegi kui sa teed piisavalt palju ja sul on nagu üsnagi edukas või arvestatud edukas ettevõte, on ju, siis isegi see hetk, kui sa peaksid hakkama midagi optimeerima, just selles osas, et saaks mingisugune protseduur kiiremini, et sinna maani ikka läheb päris palju aega ühel ettevõttel, vist mulle tundub. Eriti väikeettevõtjal, et väikeettevõtja alguses nagu, sul on vaja lihtsalt nagu grindida ja teha seda põhitööd, et see on nagu see, mis sulle annab, et sealt seda eksponentsiaalset hüpet nagu ei tekist, et see on ikkagi, optimeerid ühte lõiku oma protseduuridest, on ju. Skaleeruvuse probleemid on kõik positiivsed probleemid, see tähendab, et äril läheb juba hästi, et on vaja skaleeruvust. Just, absoluutselt, jah. Et kuidas te seda üleüldse nagu, mis teie loogika on, mis te näete, või kuidas te saate tagasidet praegu, et mille järgi te praegu teete, et teil on niivõrd palju asju võimalik arendada? Kuidas üldse nagu sellises maailmas üldse manööverdada, sest et see tundub nagu infinitely keeruline? Ega siin muud ei olegi, kui tuleb eksperimenteerida, võimalikult kiiresti välja saada uusi tooteid või uusi prototüüpe. Kiirelt tagasidet kliendi käest, kas on hästi või ole hästi, minema visata need, mis ei olnud hästi ja nendega edasi minna, kus tuleb juba positiivseid signaale. Kuidas defineerida võimalikult kiiresti ja mitte jääda segamini sellega, et põletame läbi ennast nüüd nagu küünlaid? Jaa, see on risk. No ütleme nii, et see AI võimaldab meil nüüd hästi kiiresti neid prototüüpe teha, oluliselt kiiremini, et me ei pea nagu inimesi pushima rohkem, vaid ongi vaja teha neid tarku otsuseid, mis prototüüp ehitada, lasta AI-l need ära ehitada, seal võivad vigu sees olla, see kui esimeses prototüübis on vead sees ja nüüd keeruliseks võib-olla läheb seal, kus on see product market fit tuvastatud ja on vaja teha see päris feature'iks, skaleeruvaks feature'iks on ju. Siis tulevad täna insenerid ikkagi ja võtavad selle AI genereeritud koodi ja võib-olla viskavad minema ja hakkavad nullist ehitama koos AI-ga ka, aga siis juba väga struktureeritult ja skaleeruvalt. Sest et tihtipeale ongi see, et kui sa saad katkise asja seda parandada versus alustada nullist on teinekord lihtsam lihtsalt. Ilmselt enamasti. Eriti, kui sul on see eelmine kood genereeritud AI poolt, mida siis ei ole kirjutanud, siis arvu selle. Sul on sellest arusaamiseks juba nii palju aega. Eks põhimõtteliselt see testimise ja valideerimise kiirus justkui on see, mis on meeletult kiire praegu. Eksperimenteerimise kiirus, ühesõnaga. Võimalikult kiirelt välja, tagasiside. Töötab ja tööta.
hetkel Pipedrive on viimased 4-5 kuud, pool aastat olnud sellises ja hetkel ikkagi toimib. Me alustasime ühe nii-öelda projektiga, nüüd me oleme tõmmanud käima 4 paralleelselt sellist valdkonda, mis hästi kiiresti eksperimenteerivad ja proovivad leida uut väärtust klientidele. See on nagu mulle tundub, et see vähemalt nüüd tänu sellele, et selline AI tuli, siis see tekitab minu arvates nüüd nagu täieliku siukse, nagu sõda oleks. Lihtsalt see on nagu võidurelvastumine ettevõtete sees, sest et urgency on päriselt ka nii suur, et potentsiaalselt ongi see, et kui keegi, vähemalt see tekitab sellised tunde, kas see reaalsus on, see on teine küsimus on ju, aga seal tekitab selline, kus sa peadki võtma otsad vastu, info muutub kiiresti, tarkvara areneb kiiresti, vastane edeneb kiiresti, vastane tiibab sealt, strateegiliselt muutus siin, muutus seal, ehk siis tegelikult selline lahinguväljal juhtimine ja hästi kiired muutused on nüüd nagu kuidagi steroididel. Ja seal tegelikult ettevõtte suurus on miinuseks. Absoluutselt on. Sest sul on ikkagi mingi osa inimesi, kes ei aktsepteeri seda muutust, millest ma isegi saan aru. Pool aastat tagasi see kvaliteet, mis tuli, ei olnud see, mis ta täna on. Ja see on nii kiires muutumises, et inimesed, kes pool aastat tagasi seda proovisid, vaatasid, et see on jama, nad tegid mingi otsus oma peas ära, aga nüüd saada nad uuesti proovima, ütlema, et kuule, et nüüd ongi pool aastaga maailm muutunud veel. See on see trikk. No mõtlekski, et see tekitab mingis mõttes hästi suure sellise lahinguvälja efekti hästi kiiresti, et tagajärjed jõuavad hästi kiiresti kohale. Miks? Sest et kui sa, ootame, et vastane hakkab kasutama drooni ja me ei kasutanud, on ju. Siis me võime natuke aega eirata seda, ja meile võib see natuke aega mitte meeldida, aga fakt on see, et see on efektiivne ja lõppkokkuvõttes, kui meie seda tegema ei hakka ja sulle ei meeldi, siis me lihtsalt lakkame eksisteerimast mingis mõttes. Seal ei ole mitte midagi teha, lihtsalt sa pead nagu kohanema ja otsused vastu võtma ja liikuma. Ja see võibki selliseks jääda ja nüüd on vaja sul leida lihtsalt see õige rütm, et sa lihtsalt ei kurnaks oma eesliini läbi, et sa vahetaks, roteeriks neid, sest et sa võid nagu lõputult seal tampida üksteist nii-öelda. Jah. Elame näeme, tuleb kaasa minna nende uuendustega, et need, kes ei tule kaasa, nendel pikka pidu ei ole. Absoluutselt ei ole, jah. Aga see, mis moodi sa ise, sul endal ei ole olnud mingit sükest momenti, kus sa oled mõelnud, et kuradi on sul endal ka olnud siuksed samasugused vastupanusid või takistusi selle muutustega kaasa mineku juures või sinu jaoks on alati olnud, et cool? Mina, ChatGPT tuli meil juba ju, mis pea 2,5 aastat tagasi või 3,5, ma ei mäletagi, nii kui ma seda proovisin, ma nägin seda potentsiaali, ma tegin Vinti chatboti, mille backend oli OpenAI, API on ju. Ja siis neid programmistuule ma hakkasin katsetama tõenäoliselt mingi aasta tagasi. Ja see kvaliteet ei olnud hea. Ja siis ma kuulsin sorry, selle pead välja lõikama. Ei lõika. Nii. Ja siis ma kuulsin neid visioone, et me suudame ehitada tooteid nullist AI-ga, AI aitab meil maintainida mingit toodet, fiksida, bugisida automaatselt, kõik tundus ulme. Just sellepärast, et ma nägin seda kvaliteeti. Nüüd minus mingi muutus toimus eelmine suvi või sügis, kui ma hakkasin nägema seda kiirust, millega see paraneb. Ja oma peas ma sain aru, et kui see sama kiiresti edasi paraneb see kvaliteet, siis me jõuamegi sinna maailma ja see juhtub paari aastaga, kus me saame seda AI-d usaldada väga suurteks asjadeks. See on nagu GPS autos, et kaua läks aega, et usaldada, et keera vasakule, et siit saab kõige kiiremini, see oli keegi, ma ei mäleta, kas seda kuskil rääkis, aga see oli kõige esimene, ütleme, AI, mida inimene jaoks usaldame, et keera vasakule, just nii, keera vasakule, ei pööra ümber, tavai, sain, pööran ümber, et see võtab ja see käib, see nüanss käib mingis mõttes märkamatult lihtsalt.
Nagu ma ütlesin, ma vastutan Pipedrive'i selle performance ja reliability ees ja see on see hetk nüüd, millal me usaldame AI-d näiteks bugisid fiksima. Kas ta teeb nüüd hullemaks selle või ta päriselt fiksib ära. See tuleb tõenäoliselt, see usaldus kasvab ajas ja me peame liikuma, aga me peame usaldama hakkama, et mingite kõige väiksemate ja vähem tähtsamate teenustega me hakkame seda lubama ja me vaatame, kuidas see kvaliteet on, et mis need punased lipud olema peaks? Et ühtepidi on punane lipp on see, et ma ei saa usaldada, mis on siis rohelised lipud, et okei, nüüd ma juba saan hakata usaldama, et kokkuvõtt selle katse-eksitusmeetodiga selle muud vist ei ole. Tuleb ehitada see platvorm ja keskkond valmis, et üks mudel kirjutab koodi, teine testib, teine teeb review'd, kolmas testib ja nii edasi, et see, me ei saa usaldada ainult seda ühe mudeli kätte, see peab olema koostöö ja sealt lõpuks, kui me paneme seal 4 mudelit kõike seda tegema, lõpuks see kvaliteet tuleb. Mis me eile kuulsin, oli see Nvidia kes iganes ta tegevjuht seal on, 34 aastat olnud üks kõige pikkamaid CEO-sid üldse ja ilmselgelt need teevad mingi ulmeprojekte seal ja see oli selles Lex Friedmani podcastis on ju, kes on ka vist mingi ütleme koodi ja kõikide muude torete asjade huviline ja seal oli siis see, et tema hinnangul oli see, et ma ei tea, kas kardioloogias või kus iganes kohas oli 2020 aastaks oli selge, et arvuti suudab paremini tuvastada ära paremini inimene ja siis tekkis selline hirm, et räägiti, et varsti meil ei ole ühtegi kardioloogi enam vaja justkui. See tähendas seda, et mingi osa inimesi lõpetas ja lakkas õppimist selle eriala osas, sest see on lahendatud teema on ju. Ja siis tema ütleski, et tekkiski hoopis kardioloogide puudus tekkis hoopis, sest et tegelikult nüüd sai palju kiiremini tuvastada lihtsalt, mis töötab ja sai tegelikult palju rohkem hakata ravima inimesi selles osas, eks tegelikult tööd tekkis juurde. Ja mul tundub, ja siis tema nagu loogika oli selle sama asjaga see, et tegelikult programmeerijatena ei peaks väga palju nagu tegelikult kartma seda, et su töö kaob ära, et aegade algusest on lihtsalt alati on muutused, lihtsalt sinu töövahendid on muutunud, haamreidl asemel tuleb naelapüss. Korradi, aga sa pead suutma nagu kohaneda ja õppida, et kui sa ei taha ja jääd kinni, et haamer on ikka kõige parem, siis sa pead tegema oma vintage maju kuskil ja siis saad kasutada haamrit, et see maja on ehitatud haamriga, kes tahavad nagu nii käsid ehitatud käsitöö vahendust, siis see on sellega tehtud, et see on nagu niši nii-öelda asi, et ja tema nagu see loogika oli samamoodi, et tegelikult programmeerijatel meil on nagu rohkem neid vaja tulevikus, mida aeg edasi, seda rohkem neid vaja läheb, sest et tegelikult tekib ju võimalus juurde, et kuidas nad ütlesid, et kui varem oli, ma ei tea, 1% inimkonnast sai justkui koodida, nüüd saab 1 miljard inimest nagu midagi sellega teha. Ma arvan, et see koodi kirjutamine kui selline, jah, me saame AI-d usaldada, aga see tootearenduse pool, see, et sa arendajana mõtled kaasa, mida see klient lõpuks tahab saada ja instrueerida AI-d, kuidas ta peab ehitama seda feature'it, et see skill läheb oluliselt tähtsamaks. Kas sa kujutad ette ka seda, et kuidas see 8-tunnine tööpäev, kas see ka kuidagi muutub või? Minu jaoks on 8-tunnine tööpäev olnud ammu juba muutunud, et kui sa, ja üldse see töökontseptsioon, minule meeldib mõelda, et ma ei ole käinud tööl, et raha teenida, nagu viimased 10 aastat. Ma käin tööl, et tõsta oma turuväärtust läbi selle, et ma õpin, kuidas asju teha. See on väga hea loogika. Ja see on mul andnud või mingit, ütleme, unlockinud mingisuguse osa minust, et saada lahti sellest vaata, kuidas see hea termin oli, see job security ja kogu see teema, savi. Minu väärtus on minu teadmised ja oskused, kui see ettevõte enam neid ei vaja, siis on teisi ettevõtted, kes vajavad. See ei ole jah mingisugune kinni olev koht, et see ressurss ei ole asi, mis siin elus on. Ja minul on minu nimi. Ma ei saa lubada, et
keegi arvab, et ma olen laisk ja lohakas ja ei viitsi teha asju, on ju, et ma teen. Ma olen Pipedrive'is 9 aastat päris korralikke asju ära teinud, on ju, ja impacti omad, et pluss see ka, et kui sa oledki kusagil, siis mingis mõttes sa oled ka manipuleeritav. Sa ei suuda oma enda väärtustele ka võib-olla kindlaks jääda, kui sul on nagu üks ankur, millest sa niivõrd palju sõltud, mis on see sinu palk või see summa, siis sa põhimõtteliselt lõpuks oled nõus tegema igasugu asju, mis tegelikult ei ole see, mida sa tahaksid teha võib-olla. Täpselt. Et sellest on vaja kuidagi lahti saada. Kuidas sellest lahti said? Sa olidki kohe niimoodi või see tuli sul aja jooksul? Ma arvan, et kui selleks hetkeks, kui ma Pipedrive'i läksin, ma olin juba nii pika ja keerulise tee läbi käinud, et seal ma ei küsinud üldse suurt palka ja ma tahtsingi minna ja midagi ära teha, midagi suurt ja õppida ja näha, kuidas sellisel skaalal ettevõte toimib. Ma võin oma vinti siin põlve otsas ehitada ja pakkuda seda paarile tuhandele inimesele, aga teha seda üle maailma, teenida 100 miljoneid aastas, on ju, et see on hoopis teine skaala. Mis see skaala vahe siis on? Mis sa õppinud oled siis? Ma räägin hetkel puhtalt tehnilisest vaatevinklist, kuidas sa paned teenuse püsti, mis skaleerub üle maailma, ükskõik kust maailma otsas sa selle avad, see on kiire, on ju, see ei ole lihtne. Ja teisest küljest muidugi mul on olnud see privileeg näha, kuidas ühes startupis sai ikkagi unicorn, nüüd me oleme scale-up, täiskasvanud ettevõte, on ju, ja näha, kuidas nii suures ettevõttes toimuvad otsused ja muudatused ja ma olen viimastel aastatel just selles osas palju tegutsenud, meil on ju aastaid olnud see efficiency teema üle maailma, on ju, majandus ei ole õitsenud enam viimased 5 aastat, nii nagu ta enne õitses. Ma ei tea, ma olen ainult sel ajal tegutsenud siin sektoris, üldse ärisektoris, et ma ei tea, mul pole võrdlusmomenti, ma tegelikult ei tea, mis tähendab õitseng isegi. Meil ju ikkagi mingisugune 4 aastat tagasi või 5 aastat tagasi tuli Eestisse startupidesse aastaga miljard investeeringuid või, et see kõik on kadunud ju. Nüüd peavad ettevõtted ise oma vahenditega hakkama saama. Ja kuhu me jäime? See, et mis sa oled õppinud? See üks on tehniline pool, mis sa rääkinud, teine on see laiem asi. See organisatoorne pool, kuidas sellises skaalas ettevõtteid juhitakse, muudatusi tehakse. Kui sa liitsid, siis suur rolli Pipedrive? Ma arvan, seal oli äkki 100 sinna kanti. Ja nüüd on mingi 800 või midagi? Käisime 1000 peale ära, siin viimastel aastatel downsize'is me veidi ja nüüd oleme jäänud sinna 800 peale. Ja see on jõudnud 9 aasta jooksul, iga aasta 100 inimest juurde põhimõtteliselt. Jaa. See on päris meeletu kiirus. Jaa, just. Aga nii see käib, selles suhtes me olime startupi faasis, sa ikkagi investorid ootavad kasvu ja kasvu saamiseks sul on vaja investeerida, inimesi palgata. Kui sa jõuad mingile tasemeni ja kui Pipedrive tegi exiti ja meid müüdi Vistale, siis seal ikkagi on rohkem olnud see push efficiency'le, aga nüüd on ka sellest vist aru saadud, et see vahepealsed need aastad, kus maailm oligi, vaata see koroonad ja kogu see majanduse jahtumine, seal ikkagi nüüd edasi võidavad need, kes julgevad investeerida ja edasi arendada asju. Mulle meeldib see Psychology of Military Competence, siuke raamat on, ja seal on üks siuke koht, kus räägitakse siis teisest maailmasõjast. Ja teise maailmasõja alguses oli siis 2 kindralit, on ju Marshall, kes tegi lõpuks Marshalli plaani, ja siis oli Eisenhower, kes oli siis president lõpuks ka. Need oli 2 tüüpi, siis 41, 42, kes enne kui Pearl Harbor nagu juhtus, Ameerikas oli 43 kindralit, nii-öelda, kes juhtisid. Teise maailmasõtta läks neist 11, ülejäänud lasti lahti.
Ja mida nad siis esimese 2 aasta jooksul tegid, oligi see, et see sama Marshall oli see, et tal oli niisugune sõna, et kõik juhid, kes on, põhimõtteliselt kõik juhid, kes näevad maailma pooltühjana, mitte pooltäis, on negatiivse mõjuga kogu organisatsioonile ja meeskonnale. Nendest tuleb kõikidest lahti saada, vähemalt kiiresti. Ja siis, mis oli kõige suurem otsustamise kohta, oli see, et kui see lahing nii-öelda treeningu ajal, manöövrite käigus oli siis selline asi, et mitte et kui sa teed valesid otsuseid, vaid kui sa kõhkled otsuste tegemisel. Siis kui sa kõhkled otsuste tegemisel, siis on jälle nägemist, on ju. Ja nad siis esimese 2 aasta jooksul põhimõtteliselt oligi see, et oli vajadus vahendid valimata, kõige suurem tähtsus oli võita. Ja nüüd, kui sa saad võita, siis sa teed mida? Sa võtad riske, erinevaid riske ja siis sa maandad neid ja lähed sealt ja lähed siit ja siit seal. Liigud. Ja siis esimese 2 aasta jooksul oligi see hurraa, tehti seda. Ja siis, mis ühel hetkel juhtus teise maailmasõjal, oli see, et nüüd Ameerikal oli kõige rohkem tanke, kõige rohkem mehi, räme ülekaal kõikides asjades versus sakslastel oli halvasti, ei olnud. Ja nüüd selle tulemusena hakkas tulema siis teistsugune juhtimiskultuur, mis oli siis, nimetab seda siis General Motorsi stiilis, ehk siis korporatiivne juhtimine, kus fookus on pigem mitte sellel, kuidas võita, vaid kuidas veenduda, et me ei kaotaks. Ehk siis riski hajutamine, mingi poliitika, kõik muu, et ei ole oluline see, et me peaksime võimalikult kiiresti nagu võitma, vaid vastupidi, et nüüd meil oleme juba hästi, et nüüd me vaatame, et kuidas me kaotaks. Ja mingis mõttes tekitab hoopis teistsuguse mõttekäigu ja nüüd selle tulemusena, et see asi tekkis, siis järgmised sõjad, Vietnamid, Põhja-Koread, kõik muud, siis juhtimis- ja kultuurstiil muutus selliseks, mis on siis korporatiivne, kus hakati mõtlema nagu poliitika peale, et me ei saa siin ohvitseri lahti lasta, sest et milline häbi see mul oleks. Ja siis erinevates sõdades need inimesed, kes juhtisid need kindralid, need olid ülimalt ebakompetentsed, sest seal on ka siuke lahe printsiip nagu Peters principle, mis tähendab seda, et me edutame juhte nende ebakompetentsuse tasemeni. Ehk siis ootame, et saad hea olema, saad väga hästi, saad mingi programmeerima, väga hea, paneme siin meeskonna olemaks, saad väga hästi hakkama, paneme sulle nüüd 3 tiimi, saad väga hästi hakkama, paneme sind juhtima mingi 100 inimest, kus on 18, ei saa hakkama enam. Siia sa jäädki. Ja siis või siid ei sobi, siis saadame sind sinna kuhugi teise osakonda ära logistikasse, et juhi seal kedagi, aga saad samal ajal ikkagi kõrgel kohal. Ja nüüd kindrali positsioon siis on nagu kõige kõrgem koht, kust enam edasi edutada sind ei saa. Ja nüüd küsimus ongi, et kes siis kindralid lahti laseb selle järgi, et nad ebakompetentsed on. Ja see raamat nagu ümber selle ainult nagu räägibki. Ja siis see tõi lihtsalt selle näite mulle praegu pähes, et see on täpselt sama, et 5 aastat oli, või mingi aeg, kui see boom käib on ja, siis mingis mõttes oli abundance ja vahet ei ole ja investeerime ja kõik jutud on ju, siis nüüd on vaja hakata mõtlema, et kuidas päriselt võita. Nõus. Ja nüüd on vaja otsuseid teha ja sellel on tagajärjed ja kiired ja kui sa teed valesid otsuseid või sa kui üldse ei otsusta, siis on pekkis ja siis minu pikem monoloog siin praegu, aga ühesõnaga teine asi, mis ma rääkisin, oligi siis Startup Tale oli üks tüüp, ma seda raamatut pole siin, aga ühesõnaga ta oli teinud siis Ameerikas 9 ettevõtet, millest olid kõik nagu edukad ja Euroopas oli teinud 7, millest kõik olid pekki kukkusid, mitte ükski õnnestunud. Ja siis ma küsisin ta käest, et mis siis nagu vahe on Euroopa ja Ameerika nagu juhtimise vahel, või nagu, mis vahe on? Ja siis ta ütles seda, et Ameerikas on, et kui sa Ameerikas ei otsusta, siis lastakse lahti. Kui sa Euroopas ei otsusta, siis ei juhtu midagi. Et siis mis siis ikka? ja see nagu läks täpselt nii hästi nagu nende kõikide asjadega kokku. Ma haaran paarist asjast kinni, et sa mainisid neid USA järgnevaid sõdu, ega nad ei ole olnud ju edukad. Ja see, ma väga hästi saan aru, millest sa räägid. Muuseas, kui ma Pipedrive'i läksin, üks intervjuu oli Hengiga, kes oli üks Pipedrive'i asutaja. Muud ma sellest intervjuust ei mäleta kui ühte küsimust. Kui sa paned gorilla ja krokodilli ühte ruumi, kes võidab? Päris hea küsimus. Nii, aga see... Mul läks natuke aega, et aru saada hiljem. Mina vastasin 2 sekundiga.
gorilla võidab. Ja see oli fine. Aga see ongi see otsustamatuse koht. Seal on inimesi, kes võivad jääda 10 minutiks kinni ja arutama selle üle, tegelikult vahet ei ole. Lihtsalt tee oma best bet on ju ja mine edasi. Täpselt sama teema. Meil on vaja inimesi, kes otsustavad. Absoluutselt. Ja nüüd, mis mulle tundub ka on see veel, et tarkvara arendamise juures, ütleme, et ja nüüd eriti AI puhul, see arendamise kiirus versus inimese arenemise kiirus on hoopis teisest klassist ja sealt raamatus samamoodi välja, et aju, nagu sõjas on ju meeletus kogusest raketid arenevad, mõõkadest saavad tankid, nüüd ega inimese psühholoogia ei muutu nii kiiresti, ei lähe paremaks. Ja nüüd, kui sul on mõõga asemel on, ma ei tea, suur rakett, see ainuke asi, mis muutub, on see, et kui sa oled ebakompetentne, siis varem sai mõõgast 50 inimest surma, nüüd saab 200 000. Ja samamoodi nagu, et see töö on niivõrd keeruline ja niivõrd raske, et seda lõpuks neid otsuseid teha, sa ainukene viis ongi, sa teed väikseid otsuseid võimalik kiiresti ja lihtsalt kohandad ennast kogu aeg, sest et ega keegi ei tea, mis õige on nagu. Et see lõpuks see on nagu keerukas ja teine asi on see, et see toimub nagu on ju nüüd erasektoris. Nüüd samal ajal riik üritab ka midagi reguleerida. Ilmselt, ma ei tea, kas riik reguleerib meil Eestis kuidagi ka AI-d või mõtleb ta selle peale, kuidas aidata toetada või? Selles suhtes on nüüd käima tõmmatud mingid programmid, et saada koolidesse litsentsid ja et ikkagi õpilased saada kasutama ChatGPT-d ja näha seda LLM-i võimet ja mis juhtub haridusega, on omaette teema ja sellest võib tund aega rääkida, on ju. Ma üritan elus asju lihtsustada ja see sama mõttesport ja loogilise mõtlemise või kriitilise mõtlemise oskus, see ei kao kuhugi, on ju. See peab jääma, aga kui palju me vajame faktiteadmisi koolist, silmaringi mõttes küll, aga kõik muud teadmised on meil ju taskus telefonis olemas. Seda oled lugenud või? Ajuvabadus? Ei. Soovitan, hakkab halb jälle, nagu ikka. Et see ka puudutab seda kõike AI-d ja üldse, kuidas aju areneb ja koolis, et aju ma ju arendada mõtlema lihtsalt tegelikult, mitte et sa leiad fakti üles või et sul on hästi palju infot, vaid tegelikult sa oskaks mõelda, probleeme lahendada, et kõik see, mida tegelikult see loogiline mõtlemine aga tegelikult juurde annab, on ju. Ja nüüd küsimus ongi, et kas või kuidas seda tekitada, sest et mingi mõttes AI võib-olla lapse käes annab talle liiga kiiresti vastused, ilma et peaks mõtlema, mis valem üldsegi oli. Jaa, see on suur ühiskonna risk ja probleem, et see AI võtab seda loogilise mõtlemise võimekust vähemaks. Vähendab nagu veel rohkem, ja samal ajal see kTikTok võimendab emotsioonide keskendumist, et ainult läbi emotsiooni otsustad. 1+1. Väga kehv tulemas potentsiaalselt. Koolist veel rääkides, siis inimesed, kes räägivad, et miks matemaatikat on vaja õppida, et mida me teeme elus nende valemitega, et asi ei ole nendes valemites. Asi on loogilises mõtlemises, matemaatika õpetab meid mõtlema ikkagi. Muidugi. Just täna hommiku, reaalselt rääkisin tütrega hommiku söögilauas kahekesi. Ma küsingi, mõtlesin, et huvitav, küsin, mis sul nagu lemmikained on praegu, on ju, mis sulle ei meeldi, ütles matemaatika, on ju. Ütlesin, okei, et miks sa arvad, et üldse matemaatikat õpetatakse? Et arvutada. Siis ma ütlesin, et okei, ja ma rääkisin talle seda, mida sa ütlesid, et tegelikult see on lihtsalt probleemide lahendamine ja tegelikult see aitab sul lihtsalt aru arendada, on ju. Siis okei. Et pole rääkinud keegi, vaata. Või ei ole mõelnud kunagi. Ilmselt isegi õpetajad räägivad, aga ei ole lihtsalt võib-olla keskendunud kõigele, et ei olegi meeles, et see on see põhjus, vaata. Miks me seda päriselt teeme, et ma mäletan kooliajast ka, et ma mäletan poisid ütlesid, et okei, mille jaoks ma seda ruutvõrrandit on, et vorsti ostmiseks või? Et lähen küsin, tahaks astmes 8 vorsti või midagi, et ma ei saa, mul on vaja lihtsalt, andke mulle vorsti. Et nad tegid nagu naljana seda. Aga tegelikult see ongi nagu mõtlema õpetamine ja kas matemaatikat või üldse aineid selgitaks sulle, et tegelikult me ainult on selle jaoks siin, et sind õpetada mõtlema. See on see, kuidas see sind aitab mõtlema. Mina koolis tundsin mingi hetk puudust ikkagi nendest reaalse elu näidetest ka, eriti ülikoolis, aga isegi
puhas põhikooli matemaatika, meil on mingid valemid tuubiti pähe, et A miinus B sulgudes ruudus, see on A ruut miinus 2AB pluss B ruut, on ju. Mis sa teed sellega? Ja siis ma ükskord mõtlesin välja, et sa saad väga lihtsalt 49 ruutu võtta niimoodi. Natuke õige. Peast. Okay. Ja, see on ju 50 miinus 1. See tuleb kohe vastus. Ülikoolis, TTÜs, matemaatika 1 ja 2 ja füüsika 1 ja 2 ja diskreetne matemaatika ja mitte midagi täna ei mäleta sellest. Aga need olid vajalikud. Aga see olegi point mäletada ilmselt. Jaa, täpselt. See ongi selleks, et aru saada, kes suudab omandada seda keerukust üldse. Ja seda oligi vaja ainult korraks omandada sisuliselt. Ja tegelikult see ka on see, et igaüks tõenäoliselt saaks seda omandada, sest võtab rohkem aega. Jaa, aga tänu nende lainetele meil 50% kukkus välja kohe esimene aasta, et see oli päris karm. Minul oli see lugu, et mis arvad, miks see nii on? Sest kas arvad, et see on see, et aju pole võimeline või tegelikult ei ole viitsimist. Jaa, ma arvan, enamus on ikkagi viitsimises kinni, aga see on ka oluline asi, mida elus sul on vaja. Miks meil on vaja neid ülikooli lõputunnistusi? Et näidata tööandjale, et sa viitsid õppida ja et sa suudad õppida, sest kogu su karjäär, kui sa lähed vähegi normaalsesse ettevõttesse midagi normaalset asja tegema, sa pead õppima. Just. Sa pead mäletama, kuidas õppida. Jah, muuks seda paberit vaja ei ole. Aga huvitav on see, et nagu tippjuhte mingi hulk, et seda ei õpetada kuskil, kuidas tippjuhtida. Kuidas nagu seda kõike teha, et see kus need tulevad välja? Tippjuhtidel on, ma arvan, mingi set isiksuse omadusi, mis nad sinna on viinud. Mis need täpselt on, mul mingi aindus on, aga ma võin ka väga puusse panna, et ma ise nii tippjuht ei ole, minu osakonna suurus on 70 inimest hetkel, et noh, seal on seotud see riskialdisus ja kogu see inimeste pool, ma ei tea, kui hea inimene sa saad olla, kui sa oled tippjuht, kus sa pead tegema ka väga negatiivseid otsuseid inimeste osas tihti on ju. Aga see nagu selles mõttes igipõline eluus on vaja teha otsuseid, kus keegi ühelt sa võtta ära, sa ei tee seda sellepärast, et sa tahad ära võtta midagi, vaid sellist olukorda siuke, ressurssi pole praegu või nagu mis iganes see probleem ka oleks on ju. Et see ei ole isiklik ja see on lihtsalt see, kuna me oleme inimesed, siis mul on ka ma olen ka inimene, ma ei ole psühhopaat, vaata. Et mingi, kuskil on ka mingi uuring, et mingi väga, väga kõrged tippjuhid on mingi protsendiga ongi nagu psühhopaadid või mis iganes see loogik seal on. Just. Seal peab olema mingi gramm kuskil seda ignorantsust või ükskõiksust või võimet ennast täiesti distantseerida emotsioonidest ja teha mingid tõsised otsused. Aga kuidas selle kooli juurde tagasi tulles, siis sa mõtled, kuna sa nagu sellest aru sai või mis hetkel sa aru said, et see programmeerimine sinu teema üldse on? Okei, alustame algusest. Alustame. Ma olen Põltsamaalt pärit, aga ema kolis Jõgevale ja ma käisin Jõgeval koolis. 90-ndate Jõgeva oli siuke põnev keskkond. Meil ei olnud nutitelefone, meil ei olnud arvuteid, et meelelahutus oli siuke alkohol, suits ja ööklubid ja kogu see pull on. Õppeedukus väga hea ei olnud, mul oli põhikooli lõpus vist 5-3. Õnneks ema suunas minema mind sealt ja läbi juhuse ma sain nõkku sisse Nõo Reaalgümnaasiumisse. Et tegelikult ei saanudki sisse, aga suve jooksul oli nii palju loobujaid, et augustis helistati, et kuule, et kui elus on mõned hetked, mis muudavad su elu, siis see, et ma nõkku läksin, oli muutev. Ma ei oleks täna siin, kui ma sinna ei oleks saanud. Just seepärast, et keskkond muutus või? Ja Nõos meie lend oli lõpuks, me tegime neid vabariigi gümnaasiumi eksameid, me olime vabariigis 3. kohal
täna on Nõo langenud sealt 17 äkki. No mis sa arvad, mis selle edu taga oli siis? Toona oli ikkagi veel, õpetajate tase oli hea ja teiseks oli see, et ühiskond oli vaesem, vanemad ei saanud saata oma lapsi Tallinnasse, Tartusse, kus oli vaja üürida kortereid ja asju, et Nõos oli ju elamine tasuta ühikas ja meil tuligi üle vabariigi kokku igast ägedat tüüpe. Ja mis õppisid seal siis? Gümnaasium oli? Gümnaasium, just. Ja seal oligi, ma olin 15-aastane, minu elu on selles suhtes lihtne olnud, et ma 15-aastaselt kirjutasin esimese rea koodi ja põmm. Aga mismoodi? Nagu tavaliselt 15-aastane, eriti 90. No meil oli aine kohe 10. klassis, progemine. Aine? Jaa, Turbo Pascal ja progemine. Hakkasime mingid ringikesi kuskil ekraanil joonistama. Isegi praegu ei ole enamas kohtades siukest ainet on? No gümnaasiumis äkki ikka on. Minu ajal ei vähentanud. Ma ei tea, jah, tõenäoliselt on koole, kus ei ole. Aga sealt käis mul klõps ära ja 25 või siis ma lihtsalt keskendusin kõikidele muud asjadele, kui sellele, mida õppida siin saab. Pärast, Nõo lõpetasin juba 4-5-ga, sest mul olidki seltskonnas olid, toonaabriks oli Tiit Funks, sudokude lahenduse maailmeister. Ma isegi tean, et Eestis on niisugune maailmeister üldse. Jah, täpselt, et seda võita. See ei ole info, mis liigub vist väga nagu lehes. No me oleme üritanud ikkagi, Tiit käis isegi pealtnägijas näiteks vist ikkagi kunagi. No see ei ole nagu mainstream, et keda nagu, see ei ole nagu olümpiavõitja. Jah, täpselt, ei ole. Kuigi võiks olla. Sest, et nagu maailmas on sudokude lahendaid väga palju ja olla kõige parem selles, see on väga kõva saavutus tegelikult. See on nagu see on isegi nii haige, et talv hakkab ju. Ja siis ma läksin ju ajateenistusse Narva-Jõesuu aastal 2002 ja seal minuga midagi juhtus, ma nägin seal midagi, mis mulle üldse ei meeldinud, seda lohakust või rumalust või üks tohutu motivatsioon õppida. Ja ma läksin TTÜ-sse, ma tegin 5-aastase õppekava 4 aastaga, magistratuuri tegin 1 aastaga cum laude ja läksin doktorantuuri. Seal muidugi ma nägin, et see asi kisub liiga teoreetiliseks ja see teemavalik oli mul vale ja jäi pooleli. Võib-olla kunagi lõpetan ära. Ja õppisid siis mida? Informaatikast, jah. Et see oli kõik nagu väga äge ja põnev. Samal ajal said sa siis juba midagi praktiseerida kuskil või nüüd see kogu aeg sa kirjutasid igasugused koodi ja hakkasidki vinti tegema? Siis kui ma sõjaväest tulin, ma arvan ülikooli esimesel aastal hakkasin vindiga tegelema ja üles sain ta siis 2007 lõpuks, siis kui ma lõpetasin ülikooli. Ja ülikooli ajal olid siis lihtsalt käisidki, kirjasid nagu mis sa tegid seal vahel, hakkasid juba mingit tööka tegema? Ajal, tööelu on mul üldse ka päris põnev, ma ju 13-aastaselt hakkasin ehitama, esimene suvi vist 1 nädal, järgmine suvi terve suvi juba, isa vedas Tallinnasse, ma olin 14, ehitasime vanalinnas Bonaparte'i restorani, ma ei tea, tõenäoliselt enam ta ei ole seal. Ja me teenisime hullult head raha, isa ütles veel, et kui keegi küsib, siis ütle, et sa oled 16. Ma olin pikk tegelikult 14-aastase kohta. Ja siis ma kõik suved alates sealt olengi töötanud nagu alguses tsiviilehitus, siis teedeehituses olin 4 aastat ja lõpuks ülikooli ajal siis hakkasin erialast tööd ka tegema. Siuke firma on nagu Bang & Olufsen, oled kuulnud? Väga eksklusiivne audio-video firma, Taani päritolu, telekad maksavad alates, ma ei tea, 10-20 000 eurost. Ja Eestis arendati tarkvara sinna nendele telekatesse. Läksin sinna ja siis mingi hetk saigi kogu mu kõik kuidagi need jooned jooksid kokku, et ma lõpetasin ülikooli, tegin vindi ja lõpetasin ametialaselt progemise ära ja läksin Elioni. Hakkasin juba tegelema muude teemadega ja nüüd... mis sa Elionis tegid? Või mis sul seal Elionis ma läksin arhitektiks, olin seal analüütik, ikkagi infosüsteemides sees. Vana sa olid siis juba? Siis ma olin 23,
Tegelikult ikkagi noor mees veel. 24, jaa, väga noor, aga aeg oli siuke, siis oli majandus õitses jälle järjekordselt, see oli 2007, millal see pauk tuli, 2008-2009 oli see majanduslangus. Ja siis ma nägin ka Elionis suurettevõttes, kuidas neid asju tehakse, et tasuta kohvi lõppes ära. Ja kõik kohad võeti kokku. Just. Aga ei, see oli fun ja siis ma kolisingi Tallinnast Tartusse 2009, nii et nüüd ma olen juba 17 aastat Tartus elanud, et pean ennast põliseks tartlaseks ikka juba. Aga see, et sa nagu siis selle informaatika või selle või programmeerimise justkui jätsid kõrvale, see oli nagu teadlik või siis juhuslikult? Ei, see oli teadlik, sest ma algusaastatel ikka progesin vinti korralikult, nädalavahetused, õhtud. Sa said oma isu nagu täis seda, mitte tööl siis? Jah, täpselt. Ja siis ma sain aru, et kui ma tööl ka seda sama asja veel teen, siis ei lõpe hästi, on ju. Ja mis sa siis tööl teada said, kuidas sa nagu, ma saan, kas sa kohe hakkasid kedagi juhtimas või? Ei, Elionis ei olnudki, ma olin ikkagi... Arhitekt on siis see, kes teeb mida? Analüüsisin seal Elioni enda sisemisi infosüsteeme, pakkusin välja lahendusi, meil olid arenduspartnerid, Codeborn oli meil üks arenduspartner, ma sain sealt päris mitu head tuttavat endale ja kogu see agiilne mõtteviis tuligi toona, hakkasime seda Elionis ka juurdama. Mingi hetk Elionis olles võeti ühendust ProExpertist, kes on software house meil Tartus, neil oli mingi väike kontor, nad tahtsid Tartus oluliselt suuremat kontorit ja siis nad värbasidki minu seda Tartu kontorit vedama, et siis ma läksin sinna juhtimis. Nad teadsid selle pärast sind, et... Nad ei teadnudki mind vist, ma ei mäleta, kuidas see täpselt oli, igal juhul ma nendega jutustama sattusin, ju ma neile meeldisin ja... Et selles mõttes, et see, mis sa arvad, mis sul selle edu taga oli, sest mingis mõttes sa tegid ju kõik erinevad tööd läbi, panid teed, ehitasid maja, kuradi, ma ei tea mida kõike veel ja lõpuks sattusid IT-valdkonda. Selles suhtes teedeehituses ma lõpuks jõudsin ka töödejuhataja positsioonile. Mul Tartu Treffist öeldi, et mine ülikooli teedeehitust õppima, saad kohe siin Tartus kontoris tööd on ju. Aga noh, mul süda oli IT-s kinni ja programmises juba too hetk. Aga miks sul see süda seal kinni oli niimoodi? Mulle meeldib, kus see tuli? Et nagu, mulle meeldib see loomingulisus seal ikkagi selle arenduse juures ja samas sa pead olema väga diskreetne, see arvuti teeb täpselt seda, mida sa ütled, et ta tegema peaks on ju. Kas inimest võib samamoodi võrrelda või? Et nagu mingis mõttes minu arvates, mis oli kõige huvitav on see, et kui ma nagu teile tulin ja rääkisin, inseneridele on rääkinud üldse meie loogikast ja juhtimine on mingi arvates minu arvates täpselt samasugune kood, lihtsalt mis on inimeste vaheline kirjutatud kood, et mis koodi ma kirjutan, et saavutada seda tulemust, et sina võidaks, mina võidaks, on ju, et kõik on nagu sama, et mulle tundub, et inseneridel on see, et me tahamegi mõelda jupi kaupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja siis oleme loovad, see on ka samamoodi loovus, on ju. Et kas sa näed mingid sarnasusi ka seal või oled sa kunagi nagu mõelnud, et tegelikult see sama inseneeria on ka iniminseneeria tegelikult, et koodi kirjutamine ja selle omavahelised seosed, agiilsus ja kõik see muu, et tegelikult need on hästi, need üks ja sama, agiilne nii-öelda metoodika koodimise juures versus... Jaa, sa saad panna kogu organisatsiooni agiilselt toimima, kõik üksused, see ei ole midagi IT-spetsiifilist. Ei ole, nii? Jah, ei ole. See kõik on ju kiire tagasiside ja need põhimõtted. Ja, aga see, et sa nii-öelda kogu aeg juhtimise positsioonile kuidagi tundus, et sind kisti, millest see tuli siis? Sa arvadki, et see on lihtsalt sinu isikupära omadused või? Tõenäoliselt, ma arvan, enesekindlus ja lahtine pea. Ja tatsid... Õppimisvõime, ma arvan, on see üks oluline osa vist ka, et nagu sa ei saa kunagi teada, et mis kõik variandid, ainult õpid, on ju. Ja seda õppimisvõimet ma treenisin seal ülikoolis ka ikkagi, ma sain füüsika 2 TTÜ-s 5, see on niisugune saavutus, mida vist väga inimesed ei saa. No palju sa sinna aega siis panid nagu või miks? Ai, ma ikka õppisin korralikult seal, sest ma tahtsin selle jõuga, nagu ma ütlen, mul see motivatsioon oli nii kõrge. See kaitsevägi mõjus sul nii hästi. See oli nii halb, et see mõjus sul nii hästi, mis on nagu epic. Ikkagi hea positiivne nagu mõju. Aga näiteks Pipedrive'i ma ei läinud juhtima. Pipedrive'i ma läksin tehniliseks tootejuhiks, et hakata platvormi defineerima See oli peale ProExperti või? Jaa, vahepeal oli üks seiklus veel
aga vahepeal oli 2 seiklust tegelikult, üks seiklus oli Car Rental Gateway või Titanium Systems, mis on Laial tänaval. Ja seal ma olin pool aastat ja siis ma üritasin oma startupi teha, Atmosphere. Tahtsin klubidesse ja pubidesse panna üles kaamerad ja teha snapshot'e, et saada emotsiooni sellest kohast, kas on nagu crowded või tühi või et inimene saaks äpist. Nagu see ilma oma raeglutsis. Jah, täpselt, just, aga lihtsalt kuskilt snapshot'id seest ja see oli väga äge. Ma sain kõikide Tartu klubi ja pubi omanikega tuttavaks või juhatajatega, sest ma käisin müümas, ma olin müügimees, ma müüsin oma lahendust ja ma kasutasin kontaktide halduseks Pipedrive'i mobiiliäppi, mis oli nagu huvitav fakt. See ei lendanud. Miks ei lendanud? Tartu on liiga väike koht ja nagu sa näed, mis selle turuga siin toimunud on, siis see nõudne. Kokku pakitud vist. Jaa, täpselt. Ja ühiskond on muutumises tõenäoliselt, see võib-olla lendaks Londonis või New Yorgis või kuskil. No kus on endiselt igasugust variatsiooni inimesi. Täpselt. Ja tehakse midagi kvaliteetsemat kui lihtsalt, meil on siin tuba ja lase muusikat. Ja see asi on ikkagi selles ärikultuuris oli ka toona. Nii mitmestki kohast ma sain tagasisidet, et omanikel oli ükskõik, mis kogemuse klient sai. Neil oli tähtis, et ta tuleb uksest sisse, maksab ära pileti raha, teeb ühe õlle, raha on juba kasseeritud, see, mis emotsioon sealt pärast oli savi. Ehk siis seesama põhjus on ka see, miks need kõik kinni on? Tõenäoliselt. No see kui see kohane. No, see mõtteviis ei ole väga kohanemis nagu minu arust, mina üritasin seda emotsiooni edasi anda just ja mängida sellele, et inimene leiab täna õhtuks omale selle koha, kus ta tahab olla. See inseneri puhul või IT-inimese puhul võib-olla ei ole kõige levinum see, et ta tahaks midagi müüa. Et kuidas sul see nagu... see tuli välja. Aga miks? Enda asi, vaata. Kellegi teise asja müüa on hoopis teine teema. Enda asja müüa... No mis selle erinevus on, enda ja teise asja müüa? No enda asjas sul on see usk ja sul on see kogu need panused on seal peal ka ju, et kui sina ei müü, siis mitte keegi teine ei müü. See on nagu teistsugune olukord, kus sa teed pannud. Kellegi teise asja sa müüd ju raha pärast, on ju, sa müüd oma müügitulemuste pärast, oma palga pärast. Enda asjaga on asjad teistmoodi. See on nagu sinu tehtud, sa oledki nagu selle owner. Et nagu ma ownin kõiki selle vigasid, probleeme, kõike muid asju, et see nagu ja mingi mõttes see, et sul on see kogemus olnud, see tegelikult see kogemus õpetabki sulle ownershipi kohta nagu kõike. Noh, sest sina oled owner. Et kui see failib, siis kes vastutab siis? Ja ma olin suhteliselt kindel toona, kui me asjad kokku pakkisime 2016 algus, et keegi teeb selle ära, ei ole 10 aastaga tehtud siukest, vähemalt siin Eestis ei ole, ma ei tea, ma pole Londonis uurinud, kas on olemas siukest võimalust, et ma näen sisse mingitesse klubidesse. Ja siis ma tegin väga ägeda otsuse, ma olin pool aastat töötu. Kuidas sa selle otsuseni jõudsid? Ja miks sa seda tegid? Ma hakkasin ringi vaatama Tartus 2016 algus, saatsin ka Pipedrive'i CV, mingit vastust ei tulnud, sest neil oli mingi, pärast ma uurisin, miks see nii oli, aga käisin rääkimas Tartu Ülikooliga, siin kübernetikaga, igasuguste ettevõtetega ja ei olnud siukest tunnet, et nagu tahaks. Aga sul oli siis võimalik nagu valida, et sa olid endale eelnevalt piisavalt palju, ma ei tea, siis ressursse see pooleks aastaks lastega maale Peipsi äärde. Ja sul oli täpselt siis juba kõik? Siis 2016 oli 3 last olemas. Ja see oli üks väga äge kogemus. Esiteks ma sain suvi otsa vinti progeda ja seal ma tõstingi vindikäivet ka 3 korda, tegin kõik need saskud ära ja turniirid kõikidele nendele kaardimängudele ja nautisin elu ja siis sain läbi mitme juhuse lõpuks Pipedrive'i sisemise soovitusega. Toona oli Pipedrive'il veel avalik kõik töötajate kontaktid. Ma leidsin ühe tuttava näo sealt, kelle ma sain Narva-Jõesuust ajateenistusest. 2 olulist asja. Panin sind mõtlema ja teise said kontaktiga. Täpselt. Ühest samast kohast. Ja tema soovitas mind Pipedrive'i CTO-le ja siis ülejäänud on väga äge teekond olnud, mul 9,5 aastat seal täis, nagu ma ütlesin, ma sain just nüüd teise vastutusvaldkonna, et see õppimine ei ole veel läbi.
enne kui me sinna jõuame, mind huvitab veel üks asi, kui sa ütlesid, sul nüüd sel ajal, enne kui sa olid, sul oli juba 3 last, kuidas sa seal ülikooli ja nende kõikide tööde ja kõikide muude asjade vahel selle tasakaalu nüüd leidsid seal, et sul 3 last ka veel üle kasvatasid ja... No ütleme nii, et mul olid ka raskeid hetki, mul 2007 purunes üks pikaajaline suhe, see on ja ma põlesin läbi tõenäoliselt nagu täiega. No mis moodi see väljendus sinu pool? Muuseas tervis ütles ka üles, mul tekkisid paanikahood, mingid siuksed teemad poes käies, järsku tunnen, et hapnik saab otsa, peame välja minema. Tõesti uskumatu on ju. Aga nüüd hiljem ma olen aru saanud, et see oli puhas läbipõlemine, see tempo, millega ma ülikooli lõpetasin, tahtsin oma cum laude saada, Vindi launchisin samal kevadel, kui ülikooli lõpetasin, suhe läks pekki on ja kulminatsioon, kõik asjad on hästi. Ja nüüd see, ja mismoodi sa sellest siis nagu üle said või mis sa tegid lihtsalt? Ma arvan, see töökohavahetus on ju aitas, siis ma vahetasin töökohta ka veel kõige lisaks. Elionis oli natuke teine rütm võib-olla, sain oma Vindiga edasi tegeleda ja siis tegelikult leidsin ka uue suhte, kellega ma lõpuks saingi need 3 last, et ja ühesõnaga sul oli siukene korralik reseti koht selle korraks? Ja 2007 kindlasti. On sul veel need reseti kohti tunda? No, ma ikkagi lõpuks läksin lahku omaga sellest 3 lapse emast, mis oli 2019-2020. Nii et siis olid väga rasked ja see oli nüüd Pipeline peal on ju? Jaa. Et see oli samal ajal, kui sa tegelikult juhtisid juba siin? Ja, tööalaselt oli kõik väga hästi. Lastega oli kõik väga hästi, Vindiga oli kõik väga hästi ja jumala ägedalt ma mäletan, ma onuga istusin tema terrassil Ardus seal veehoidla ääres ja rääkisin taga, et huvitav, kõik on nii hästi, et kust kohast nüüd midagi lohisema hakkab. Ja täpselt nii juhtuski kohe nagu. Et elus sul ei saagi kõik hästi olla tõenäoliselt. Isegi kui mingi aeg on, siis naudi seda, sest varsti lähevad asjad halvemaks. See oli see mingi ümarlaud on seal Tom Hanks ja ma ei tea, kes seal on, De Nirod ja ühesõnaga siukesed Hollywoodi saadid, mingi saade on kuskil YouTube'is. Ja siis seal see Tom Hanks ütles, et mis tema ma ei tea, life lessonid on või mida iganes on, et seal üks oli see, et keegi oleks talle varem öelda seda, et kui sul on head ajad, this will shall pass on ju, et need lähevad mööda. Kui sul on halvad ajad, need lähevad ka mööda. Et ära jää kinni ühesse nendesse, et ära muretse, et seal nii küll läheb, et see nagu siuke lained, elulained, et naudi, mis iganes sul hetkel on, et siis naudi seda kõike. Et see mõttes, et nagu need tulevad. Jaa, hetkel on mul jälle see totaalne nautimisaeg, et kõik on hästi. Aga kuidas sa seal selles osas, mis sa siis tegid? Kas sa eelmises korras, kas sa tuvastad ära ka, et okei, mul on nüüd mingi madal seis, jälle ärevused või kuidas sul seal väljendus? See oli ikkagi, ma olin augus paar aastat täiesti. Mis moodi see väljendus? Kas töö juures ka inimesed aru või? Sukeldusingi tõenäoliselt töösse rohkem ja olid igast muud teemad ka, tõenäoliselt alkoholi tarbimine suurenes. Ja kuidas ma sealt lõpuks välja rabelesin olingi, et ma tegin elus esimest korda konkreetse 16 kuud kainust või midagi siukest. Ja selle 16 kuu jooksul leidsin omale uue elukaaslase, nüüd me oleme abielus, nüüd meil on laps, kõik on väga õnnelik. Mis õppekoht seal on, et ongi, et kui sa oled kuskil augus, siis alusta iseendast, on ju, muuda midagi iseendas ja mina leidsin selle muutuse kuidagi läbi nende tervislikema eluviiside, ma hakkasin trenni tegema toona näiteks oluliselt rohkem. Kui sa näed praegu oma meeskonna liikmetes või oma töökaaslaste juures, sa suudad ilmselt näha palju selgemalt, sest sul on oma enda kogemus mingitest läbi põlemise ääres olemise juures ja tihti peale inimesed põlevad läbi. Et mida juhina nagu teha saab või mida sa ise mõtled selles osas, mida sa teed üldse? Sa on üldse midagi teha või? Rääkida enda kogemusest. See on juba nende teha, kas nad võtavad sealt midagi endale või mitte, et
ma arvan, neid meetodeid, mida teha, neid ei ole nagu väga palju, see algabki sinust iseendast, on ju, kas sa leiad uue hobi, muudad oma käitumises midagi, teed rohkem trenni, see töösse sukeldumine ei ole nii hea, on ju, sa võid selle ära peita ja see tuleb sul hiljem tagasi kuidagi kuhjaga. Ja. Mismoodi seda vältida? On sul endal mingid loogika ka, et kuidas vältida seda musta auku üldse või? Ja. No kui sul ikkagi sellised sündmused elus juhtuvad, siis see on okei seal augus ära käia. Ma arvan, seal augus peabki ära käima, sest kui see seal augus ära ei käi, sul jääb midagi lahendamata enda sees, mis täpselt samamoodi sul jääb hinge kriipima või? Mul on ka siuke tunne, et mul oli kunagi endal siuke loogika, siis kui mul on madala hetked on olnud ka, et see on nagu osa sellest ja minu ülesanne on iga korraga, siin räägib minu optimeeriv Remo, oli see, et iga kord, et kui see auk kestis mul 2 kuud, siis järgmine auk võiks kesta 6 aega. Kui järgmine kestis 6, siis järgmine võiks olla 2 nädalat. Et mida ma saan teha, kui ma saan ära tuvastada, et auk on tulemas, et millise protokolli ma peaksin võtma, et ma peaksin hakkama nüüd, ma ei tea, hardcore trenni tegema või mis on see minu nii-öelda counter käik on ja mida ma panen sisse selle jaoks, et saada kiiremini august väljast, et kui ma töötan või kui ma tahan teha midagi väga head, ma ei tea isegi, kui ma tahan lapsi väga hästi kasutada ja siis seal on ka ju nii palju asju, mida õppida. Et suure tõenäosus on see, et kui sa tahad kuskil väga hea olla milleski, siis sa töötad sellise piiri peal, kus on õhkõrn piir, et sa ühel hetkel võid kukkuda kuhugi auku ka, kui seda balanssi nagu leia, sest et see on iseloom nagu. Jaa, mina olen endaks välja mõelnud selle, et mis iganes hetkel mul Pipedrive'i teekond läbi saab, siis ma ei hüppa kuhugi uut paati kohe, et ma pigem võtan ka korralikult aja maha, kuna mul oli nii hea kogemus aastal 2016 aeg iseendaga ja lastega ja seda võiks, ma räägin ka, mulle tundub ka, et see ja nüüd ilmselt see on sul takistus, on inimestel takistus seda aega maha võtta ja mis põhiline takistus, ma kujutan ette, mida inimesed endale selgitavad, on finantsiline see, et ma nüüd ei leia enam mitte kunagi endale midagi uut ja keegi ei taha mind turul, ehk siis siuke downward talk võib olla väga paljudel, osadel inimestel vähemalt selles osas, et miks mitte aega maha võtta. Mõned inimesed võib-olla on ikkagi palgast nii sõltuvad, et neil reaalselt leiva jaoks jätku raha, kui need pool aastat on puhkavad. Aga kui seda vabandust ei ole, siis jah, osad ongi puhtalt nii-öelda workaholikud, kes peavad tulistama kogu aeg, muidu on halb füüsiliselt. On selliseid tüüpe ka. Mina õnneks ei ole selline. Minul on see work smart, not hard. On olnud alati. Ja see teenib sind väga hästi vist. Ja, see võimaldab mul hoida seda balanssi peas. Ja mina ütleksin, et see koht, kus sa ei saa pool aastat nii-öelda lubada seda, ja sa tuvastad, et saad selles olukorras, et kurat, ma tegelikult ei saaks võtta praegu poolt aastat ja lihtsalt kas või olla, sest et mul jätku ressursse, siis see on nagu mingi mõttes nagu kriisi planeerimine on ju, et kui mul praegu toiduvarusid pole, no mis ma siis teen, et kas ma nüüd jätangi selle segama ennast või ma nüüd hakkan tegema midagi selle jaoks, et mul tekiks see toiduvaru, et siis kui läheb kriisiks ja mul on vaja, siis mul on olemas see toiduvaru on ju, ja samamoodi on selle palgaga on ju, et kui ma tuvastan, et mul pole seda, siis okei, mis ma saan teha? Sest et isegi kui seda ei kasuta, siis see annab sulle nagu, see on nagu FU money nagu, et sa ei pea enam mängima seda mängu, mida sa ei taha. Mulle meeldib see, keegi ütles kunagi, et see oli vist Jesse Isler oli, kes Joe Rogani podcastis kunagi, ta andis välja siukseid, ta oli ka nagu noor on ju, ta oli laulja, ta räppis ja tegi siis mingisugustele NBA tiimidele theme songe. No, Ameerikas on siuke asi ka, kus saab raha teenida, mõtled, me meeskonnale theme songe. Meie maailmas on nagu väga vaba, et see on üldse mingi asi. Ja siis tal oli mingi 10 000 oli vaja saada ja kellegi käest ütles, et keegi ütles talle, et kuule, ma annan sulle selle 10 000, aga sa pead mulle siis maksma, ma ei tea, 10% terve oma elu. Kõigepealt, mis sa teenid. Okay. No, selle noorele inimesed, teeme väikse kontrakti on ju. Ja siis ta läks kellegi juurde ja küsis nõu on ju ja ütles, et sa leiad selle raha ise, aga ära anna 10% mitte kellegile vaata. Et aga noort inimest võib, nagu rumalalt noort inimest võib saada konksu otsa on ju ja lõpuks mis ta tegi, läkski sinna ja lihtsalt ütles, et ma kirjutan teile laulu ja tegi ära ja sai niisama selle raha.
aga mis tema siis see nagu see nagu see point oli tal lõppkokkuvõttes see, et kuradi jälle mul blängib risk, ülikõva. Mõtlen kahe, mis see point oli. Ta oli see point oli see, et ta ühel hetkel sai aru, et ta ei viitsi enam naerda naljadele, mis pole naljakad. Ehk siis, kui ta mängid nagu korporatiivmaailmas mängu, on ju, siis sa pead naerma väga palju naljadele, mis justkui nagu ei ole naljakad. Ja siis tal oligi see, et see oli tema jaoks üks siuke asjades, kus ta hakkas mõtlema, et okei, mida ma pean tegema selle jaoks, et ma saaksin olla mina ise ja mängida mitte seda mängu, kus ma pean fake ima mingit asja ja kui sul ongi seda puhverit pole, siis sa oled see inimene, kes naerab teist naljadele. Mina, üks mu põhimõtteid on olnud Pipedrive'is ka, et ma pean jääma endaks ja kui ma küsin tagasisidet teiste käest, siis ma saan tagasisidet, et ma olen see no bullshit guy, et kui keegi peab midagi välja ütlema, siis mina seda ütlen. ja siiamaani olen hakkama saanud, ei ole veel minema saadetud. Ja mis on jumal okei. Jah, täpselt, ja mul ongi põhimõte, et kui see muutub, kui mind selle pärast minema saadetakse, et ma ei saa olla mina ise, siis see keskkond ei ole minu jaoks. Absoluutselt, see on jumala, ja kui sa ei saa minna ära, sest et sa ei saa olla sina ise ja nüüd sa pead olema selles takk, siis see on nagu kohutav. Siis ma olen nagu oma elu valesti elanud, et ma olen mingist keskkonnast nii sõltuvuses on ju. Mis tähendab, et tuleb ümber mõelda midagi. Jah, mitte kohe hüpata võib-olla korradi tikku ja sille pealt uut vette, vaid mõelda vatuke aega ja siis pärast madalama minna ja siis hüpata koradi pommi näiteks või mingit vähem ohtlikumat nagu asja, sest et sa saad tegelikult teha väga palju selle jaoks, et valmistada ennast exitiks või välja minna, on ju. See ei ole nagu nii kiire keskkond. Just. Ja praegu nüüd on see, et on ju AI meil on ju, nüüd igaüks saab minna ja teha oma ettevõtte. Ja mis sa sellest mõttest arvad, kas tegelikult on mingisugune suur eelis nüüd? On, ma arvan, et inimesed, kelle loomingulisus lendab, kes iga päev suudab genereerida mingit tohutut mõtteid ja leida asju, mida maailmas veel ei ole ja siis neil on küll nüüd võimalus olemas midagi täitsa teha, aga see on nüüd inimeses endas ka kinni. Ma hiljuti käisin rääkimas ühe inimesega, kes tahtis ristsõnade lahendamises veidi muudatusi sisse tuua. See oleks olnud nagu eraprojekt mulle veel lisaks kõigile muule, ma ütlesin, sorry, mul ei ole aega, aga proovi ise, võta see Claude Code ja tegelikult see on nii lihtne asi, see tee ise ära on ju. Ja nüüd on küsimus selles inimeses, kas ta leiab endas seda tahet ja muuseas, kui seda tahet seal ei ole, siis on nagu küsimus, kas seda usku on piisavalt, et kui sul eesmärk püüdseb abinõu on ju, kui sul on see kõva usk ja sa tahad proovida ja teha, siis sa leiad selle viisi ka, kui sa endale selgeks teha, kuidas inglise keeles rääkida ja paluda AI-l mingi prototüüp teha. Mis sa ütles, mis kõige parem viis õppimist alustades, kui sa oled nagu täiesti nagu null vend? Nagu ei ole kokku puutunud, mis sa teeksid või mis sinu soovitused oleks? Võta lahti ChatGPT, kirjuta talle, kes sa oled, mis on su idee ja palu step by step instructioneid, kuidas sinna jõuda. Ja see tuleb. Ja lihtsalt lähed. Ja olgu need, ta tõenäoliselt soovitab sul alguses YouTube'i videosid võib-olla mida vaadata või whatever ja see tuleb. Ja kui keegi tahaks, kui kellelgi on selline kinnisidee või mõte nagu, mis mina arvan, et lõpuks ei tööta nagu üldse, et ma tahan teada, mis sa arvad, on see, et ta tahaks nagu raha saada kergemalt. Ma kahtlen, et see on see asi, mis sealt tuleb. Jaa, ma ei usu sellesse. Minu isiklik kogemus oli see, et nii kui mina lõpetasin raha tagaajamise, siis raha leidis minu. Lihtsalt läks nii. Mina usun sellesse, et kui sa tahad maailma muuta, sul on head ideed ja sa suudadki midagi muuta, siis tuleb ka raha. Midagi, ma mõtlen samamoodi. Et jällegi, mida ei tohiks praegu minu segamini ajada, on see, et see AI ei ole nagu shortcut kuidagi moodi tegelikult. See lihtsalt kiirendab teatud protsesse ja lihtsustab, aga need ideed, kuidas maailma muuta, need ikkagi tulevad on ju sinust endast. Et see mõtlengi, et see sama, et ettevõtlus ja ütleme
see, et lahinguväljal luuakse meile, ma ei tea, rakett või see, et meil on nüüd parem automaat või see, et meil on parem tehnoloogia, meil on nägemus, siis see ei tähenda seda, et lahingut pidada kuidagi lihtsamaks muutub inimese jaoks, sest et sakfest on ikkagi ja inimesi saab ikka surma, inimesi ikka kaotab ja palju otsus ikka tehakse, ehk siis see lihtsalt on nagu nii väike üks osa sellest kõigest, et see nagu muudab kõike, aga samas ei muuda mitte midagi ka. Jaa, nõus. Mis puudutab seda sõjatööstust üldiselt, noh sinna selles osas on sul ka olnud tõenäoliselt see mitmeid vestlusi pikemaid, on ju, kuidas AI kõike seda muutma hakkab veel. Aga näiteks eile kõndisin või sõitsin rattaga või mis iganes ma tegin ja ma mõtlesin aktsiatesse investeerimise osas. Ma olen seda katsetanud lihtsalt puhtalt, ei võta seda väga tõsiselt. Ja mis mulle pähe kargas oli see, et ma ise olen ka proovinud ChatGPT käest küsida, on ju. Aga nad kõik küsivad. Ja nad saavad kõik sama vastuse. Ja see juba, ma arvan, et sinna on sisse kirjutatud mingi ebaõnnestumine üleüldine. Kui majority panustab ühte moodi, siis nad tõenäoliselt kaotavad. Sa pead leidma ikkagi parema küsimuse. Jaa, täpselt. Just. Ja siis küsid, nii, anna mulle see küsimus, mida keegi küsi. Ja siis seda küsimust küsib ka päris palju inimesi. Et lõpuks sa ikka saad selle vastuse, mida keegi küsi. Ja see on ikkagi järjepidevus, on ju. Et nagu ühest küsimusest ei piisa. Mingid riskid jäävad sulle endale ja seda ei lahenda. On midagi, mis, ma saan aru, et sul on 11 on vaja minna, mis on midagi, mis on jäänud rääkimata, mis tegelikult oleks ka veel äge, just ma ei tea, AI-ga, lastega või lõigenes seotud, mis sa näed praegu, et sinu pead vaevab? Ei, ma arvan, hetkel on üks asi oli see, et extreme ownership, see oli Pipedrive'i üks asutajate almanah, kõik pidid läbi lugema selle sama raamatu ja sealt tuli siuke huvitav teema, et ettevõtetel on oma need väärtused defineeritud, tavaliselt on see ikkagi siuke nagu corporate bullshiti moodi lõhnab. Aga Pipedrive'i väärtustes oli midagi teistmoodi. Mina võtsin need enda tööellu kindlasti ja ka isikliku ellu lõpuks. Ja siis 7 aastat hiljem, kui sind kohtasin ja sa tulid oma Extreme Ownership jutuga ja sama raamat ja siis hakkasid asjad nagu klikkima. Et tegelikult see on võimas meetod, absoluutselt on. Kuidas elus edasi minna ja areneda. Ja... Absoluutselt, 100% nõus sellega. Mis sa arvad, miks, või mis nende põhjendus oli, miks nad seda raamatut nagu soovitasid üldse? Sest ega nad ei olnud sõjaväelased, nad lihtsalt... Ei, nad olid, ma arvan, 2 neist olid ju käinud minu arust USAs raamatuid müümas, mis ei ole üldse lihtne. Et sealt nad olid mingid abi otsid tõenäoliselt ja sealt raamatust leidnud midagi, mis aitasid nad aga nad ei olnud mingit põhjendust, selgitust tolle hetkel, et miks see raamat just on see, mida lugema peab või? Ei, ma arvan, et sealt raamatu sees tulid need, nad tahtsid ehitada ettevõtet, kus need põhimõtted kehtiksid. See sisemine motivatsioon, race for greatness ja no excuses ja decentralized command ja et siis kõik juhivad, igaüks on mõne sepp mingis mõttes, et see, et sulle on antud vabadus otsustada, teha, ole vees ja tee. Et näed, elu näitab, et selliste põhimõtetega saab unicorn ehitada. Ilmselgelt saab, et ja elu. Iga inimese elu ongi üks suur unicorn. Et nagu lihtsalt defineeri seda samamoodi, et defineeri lihtsalt unicorniks teeb, ma ei tea, miljard või mis tähendab unicorn? Väärtus on miljard. Ja nüüd, mis on sinu see väärtus elus? Sest et ainult numbrites ei ole mõtet seda lugeda, et see ei näita sittagi. No seal me võime minna sinna diskussiooni, et mis elu mõte on. Mis mõte elu mõte on? Lapsed ikka ja armastus. Ma arvan ka. Mis on sarnane mu mõttekäigule, sest mis seal veel on? Täpselt. Mida sa veel siia maailma maha jätad? Absoluutselt. Jah, väga hea.
Kuule, aga selge, siis siuke see värk oli. Hästi, loodetavasti oli vahva ja vint.ee just, nagu näete, vint.ee on ju. Veel midagi lõpusõnad? Olge mõnusad ja ootame mõnusat kevadet ka õue. Tavai, teeme hästi. Tšau. Tšau. Kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakkame jälgijaks, subscribe'i ja panege endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata, ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise, et tavaliselt öeldakse, et vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta, siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa sinna järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille koht see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks vaja tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on lihtsalt niivõrd efektiivselt üles ehitatud. Aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha. Ja emotsioonid on lühiajaline mõtle, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Ehk järg laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta, sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske oma tugevusel tõusta välja, ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid. Et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, on ju, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Eks järgi muutuge robotiteks, see oleks kõige hullem asi, ärge laske seda vabadust endalt ära võtta, seda on lihtne ära võtta, sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda, või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te kõik otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks veel olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada, kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage kõik lingid, mida me kõike veel teeme. Me teeme noortele asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõpusõnum on see, et internet ei ole elu. YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, õppige siit, leidke võimalik kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada päris elust. Ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite. Ja kui te tarbite, siis see on okei, kui see on teadlik otsus. Kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus ja liikuge välja päris lahinguväljale. Vaat, see ongi minu sõnum. Edu teile!